Joo, rahvas, tere tulemast tagasi Teemakanalile, kus me toome teieni kõige põletavamad, aktuaalsemad ja tulisemad teemad. Ja just nimelt kõige tulisemad teemad, sest täna saates on meil väga tulised naised, kellega me räägime väga kuumadel teemadel. Jaakob, millest me täna räägime? Millest me räägime? No vaatame, tänases saates. Kui ma näen kalapilti, siis ma mingi... Kohe. Miks sa näitad oma haugi, mis sa nagu püüdsid? Kas te teate Eesti pornotööstusest midagi või? Anal, lesbia, milf on alati nagu top 3. Post not clarity, eks? Räägi sellest palun, sest ma ei ole nagu sind, aga ma ei ole nagu vastust saanud. Ma küll ei taha tatti panna mingi terve suguvõsa ees seal nalja töötava. 3 korda päevas vaatan seda porri, eks ole. Rookie numbers. Ma ütlen sulle 16-17 korda päevas. Kui ta ütleb mulle, et ma tahan 7 last saada, siis ma kohe mingi... Eesti iivet peab tõstma ikkagi. Enne seksi on mehel, see ajab naist taga. Ja. Aga kui nad esimest korda on korras olnud, siis läheb vastupidi. Kas naistel ei ole sükust asja nagu post not clarity? Tahaks nagu 5. klassi õpilased nagu vaatavad porri, eks ole. Sul on lihtsam võtta pumm, tšuku, laga. Näiteks kui mina pornot vaatan, siis minu jaoks on väga oluline see on äge, et keegi vähemalt Eesti pornotööstust hoiab ikkagi nagu elus, eks ole. Et sa oled ilus, aga loll lihtsalt. Jah. Toho. teada, et naistel on ainult 2 auku, mitte 1. Kirjutas mulle ka, et dumb but pretty. Nagu monogaamia versus polügaamia. Mulle üldse ei meeldi dating appid. Paremale vasakule kole. Kell 6 hommikul mingi kanal 6 seksiliina. Plus 18. Only. Ja, on siis... Tšiki, pau. Ja teema alustab. Täna on meil saates tõesti sellised tulised ja mahlased teemad, mis intrigeerivad, ma usun, nii noori kui ka vanu, ehk siis romantika, porno ja vana hea tabuteema, seks. Ja neid teemasid aitavad meil täna lahti koorida Eesti staar YouTuber Sydney Thompson. Let's go! Ja ämma Nicole Angel Eri. Tere, noored! Tere, noored! Väga hea meel, Noore maad, ma eeldan. Ma ei tea, kes siin kõige vanem on. Siin on vist, jah? Ma arvan küll. See kõva häälega, siis mina võin öelda, aga... Ja muidugi, me ei saa unustada ka Sander. Me panime täna Sandrile, nagu te näete, väga nunnu sellise põõsa sinna kõrval ka, muidu Sandri kaader natuke tühi. Nüüd on nagu ilus. Ta on väga hea, ta annab mul siin, ma ei tea, rõõmus kuidagi. Ta annab rõõmu mulle. Annab isa loomu aga sulle. juba lehed kukuvad, jah? Ma kannan hoolt ta eest, igal juhul, jah. Nii, ja võib-olla korra siis alustaks teie lihtsalt tutvustusega natuke ka, et Nicole, sina oled, eks ole, ämmaemand, nii palju kui mina olen aru saanud. Ja mis sa siis igapäevaselt teed täpsemalt? Tead, ma teen väga palju. Ma lõpetasin eelmine aasta siis ämmaemandusõppe. Ehk siis ma nüüd aasta aega täiesti ametlikult ämmaemand olnud. Ma töötan 2 haiglas, Ida-Tallinna Keskhaiglas, seal ma siis töötan sünnieelses osakonnas, ma teen gestatsioonidiabeedi nõustamisi ja ma olen naiste emos. Ja Pelgulinnas ma siis töötan abordikabinetis ja noorte seksuaalnõustamises. Selge pilt. Väga õilas töö. Ja Sydney. Teen videoid YouTube'i. No, ei, ma lihtsalt söönin praegu täiesti pahvatatud pahvis. No mingi see sõna, et pahviks löödud ja et väga äge oli kõik, mis sa rääkisid. Okay. Mina teen siis TikTokis, mängin Minecrafti ja Robloxi vahepeal ja üldse, no tegelikult ma üldiselt töötan plaadifirmas ja siis ma teen sotsmeediat ja vahepeal juhin telesaateid ka. Just. Natuke. No Sydney on ikka täielik selline sotsmeedia boss, ma peaks ütlema. Ja, on küll, jah. Ja muidugi... vaatan sind täitsa palju. Ja staar YouTuberile üldse nagu vähe öelda, et tal on nagu 40 000 subscribe'i nagu YouTube'i. Me peame järgi jõudma. Ei no, põhimõtteliselt 40, eks ole. Et väga kõva sõna, igatahes. Ja võib-olla äkki lähemegi kohe meie tänaste nagu teemade juurde ja mul on hea meel, et me oleme lõpuks et te olete esiteks siin stuudios ja et me saame selle teemaga lõpuks meile saatesse võtta, mis meil pikalt on salves nagu istunud ja jah, võib-olla siis alustaksimegi sellega, et kuidas teile tundub, kui üldse kohe ikkagi seks, et kas seks on nagu praegu veel selline tabuteema, sest kunagi ta kindlasti oli, eks ole, tabuteema, aga
kuidas te nagu praegu tänapäeval seda tunnetate? Ma arvan nagu, et oleneb, mis kontekstis võtta, et kui me võtame siin sinu konteksti, siis ma arvan, et see ei ole üldse tabuteema ja see on nagu lihtsalt täiesti tavaline igapäevane asi. Aga minu kontekstis ma pigem ikka ütleksin, et ega ma ei käi ringi ja ei räägi nagu seksist ja nagu pigem ikkagi on. Aga minul lihtsalt tööalaselt on nii palju nagu nooremad inimesed ka, et ma ei lähegi rääkima, et mis see nagu on ja kuidas see käib ja mida iganes, see ei ole minu lihtsalt ülesanne. Aga ma arvan, et see oleneb kontekstist ja võib-olla üldiselt on ta ikkagi läinud rohkem sinna suunas, et ei ole nii tabuteema, kui varasemalt on olnud. Jaa. Ta on kuidagi ära normaliseeritud rohkem. Kas siis mina ütleks, et tänu sotsiaalmeediale on kuidagi see ligipääsetavus on lihtsaks tehtud ja muidugi siis tuli ka OnlyFans, mis nüüd on kuidagi täiesti normaalne teema, tundub. Ja. Alguses, kui see tuli, siis see tundus, eks ole, veidi nagu naljakas, aga tegelikult see on jumala nagu, see alles mõttes ju äge, et selline platvorm on loodud kreatoritele, kus nad saavad ka, et kui varem oligi see suur pornotööstus, eks ole, kus suht palju kõik neid nii-öelda näitlejaid ja kõiki neid staare nagu lasti üle, eks ole, nüüd on neil see platvorm, kus nad saavad nagu ise otse oma jälgijatelt siis, eks ole, teenida. Kuigi ega see OnlyFans minu arust on ka nii palju, kui ma olen ennast kurssi viinud selle teemaga, siis seal on ikkagi ka need samad probleemid nagu üldse pornotööstuses on, et seal on need managerid, kes tulevad, võtavad tahet, meil ju Eestis on endalgi üks staar OnlyFansi manager. Kes see? Keda ta manager? Ma hakkan kohe name droppima, ma ei tahan öelda, igal juhul Reispass tegi manageerimist. Aga üldiselt seal on ka, et... Tegi ka või? Ja, võib-olla isegi siiani teeb. OnlyFansi manager siis Eestis. Ja, tal olid omad kliendid. Aga jah, üldiselt lihtsalt, et seal on nagu ka väga palju seda, et need managerid nagu nõuavad kuidagi, et kui need naised, mehed, ükskõik kes on ja müüvad oma keha seal ja tegelikult see nagu, okei, sa võtad endale manageri, ilmselgelt see nagu mingi protsendi sinna annad, aga seal on ka ikkagi need mingid hallid alad, kust tõmmatakse vahelt ja nõutakse rohkem ja. Nicole, sina kirjutasid ka lõputöö pornograafia teemal. Kas seal sa mainisid OnlyFansi või räägi natuke lähemalt sellest? Tead, OnlyFansi ma ei maininud, sest et kõik uurimistööd või meil oli siis kirjanduslik siis ülevaade. Ühesõnaga minu ja siis minu kursaka Liisbeth Kruusimäe siis lõputöö kandis nime, et pornograafilise sisu tarbimise mõju seksuaalkäitumisele. Ja me peamiselt siis uurisimegi, et need uurimistööd, eks ole, mis seal juba olid natuke vanemad, kuigi ma arvan, et see on teema, mis nagu ajas pidevalt nagu areneb. Kahjuks nagu OnlyFansi me seal nagu ei puudutanud, aga ma tean, et OnlyFans on äkki kuskil nagu 5. kohal, kui see puudutab nagu erootilist sisu nagu traffic'u poolest, et Pornhub on kindlasti esimene, aga OnlyFans on nagu 5. kohal. Mis seal vahepeal on siis? Tead, ütleme niimoodi, et mulle täiesti tundmatud saidid. Äkki oli X-videos ja mingid, tead, mul praegu hetkel ei meenu, ma lihtsalt mäletan, ma vaatasin. Mingi X-videos, siis mingi raudselt mingi RedTube on üks. Võimalik, jah. Ja mingi XNXX. Mitte, et ma nüüd nii hästi ei tea, aga lihtsalt, mis mul tulid siin kohe top of my head. Kuule, aga selle pornoteemani võiksime hiljem jõuda, aga ma mõtlen, et äkki alustame veits seal niimoodi softimalt, et üldse nagu, kui palju teie arvates sellist päris romantikat täna maailmas alles on, arvestades seda, et meil on kõik need dating appid ja mis nagu kuidagi ühtepidi tundub, et tõmbab seda romantikat kuidagi nagu alla. Kuidas te tunnete selles osas? Mulle üldse ei meeldi dating appid, aga ma saan aru, et tänapäeva maailmas ega sa muud moodi selles mõttes ei saa. Aga miks sulle ei meeldi? Sest et mõtle selle pointi peale, sa ju näed inimest korraks, sa hindad ta pilte, sa vaatad mingit profiili, eks ole, vaatad vanust võib-olla, vaatad mingit prompta, mis ta on sinna pannud, see on ju täiesti nagu, see ei ole mingi vestlus inimesega, see ei ole nagu see tunnetus või vibe, vaata. Sa lihtsalt hindad mingite täiesti, aga nagu X parameetrite põhjal, kas inimene võiks sulle sobida ja mina isiklikult arvan, et me ikkagi ju vaatame silmadega rohkem, kui me nagu dating appides swipe'ime ei või? Aga kas see ei olegi nagu algne lihtsalt see, et sa nagu vaatad, okei, näed ilus, paremale, vasakule, kole ja siis sa ju suhtled edasi ja see eesmärk on ikkagi nagu päriselt. No jaa, aga vaata, mõtle, kui paljusid sa oled tõenäoliselt näiteks vasakule swipe'inud puhtalt sellepärast, et nad ei oska näiteks normaalse profiili teha. Ma tean, et meeste puhul on see, et tüüpiline on see Jimmy pilt, autoga pilt, kalaga pilt. Kalapildid on ei, kui ma näen kalapilti, siis ma mingi Miks?
miks vaata, kui suur kala ma püüdsin, eks ole. Miks kalapildil otse swipe? Mitte ma ütleks, see on õige valega. Tõenäoliselt see on tehtud mingi, kui ta oli mingi 15, 16, 12, 13, eks ole. Et no see on siuke, siis ma mõtlen nagu okei. Ma mõtlesin, seal on mingi teine asi taga äkki. Go off korilane või nagu. Ja üldiselt ka nagu sa otsid endale kaasast, miks sa näitad oma haugi, mis sa nagu püüdsid? Keda ei, ta näitab, et ta suudab selle söögi ikkagi koju tuua, eks ole. Ja kalaga. See ei ole recent kala, siis mind ei huvita. Jah. Ei, tegelikult, no nali naljaks, aga kalapildid, autopildid, džimipildid on siuke trifecta, mis sinna nagu pannakse. Ma ei ütle, et see halb on ilmselgelt, aga see on lihtsalt nii tüüpiline kuidagi, isegi see nagu järjekord ka seal. Ja. Ma ise mõtlen, et see on natuke siuke nagu siuke fast food nagu tuff ja siis võib-olla nagu, selline väljend on nagu siuke Tinderi nagu põlvkond, eks ole. Et see tekitab võib-olla mingit siukest instinkti inimeses, et äkki on nagu ikka keegi nagu parem, vaata siis nagu, saate aru, mis ma mõtlen. Kiire dopamin ka ja eks sa ootad ju Tinderis, seal on nagu, sa swipe'id ühe korraga, mis 50 inimest umbes läbi, eks ole. Et võib-olla see mehe leidmine kuidagi ebarealistlikuks muutub või sa otsid seda perfektset, et kohe kui on mingi väike detail haugi pilt, siis on kohe ei jällegi, kuigi võib-olla jumala normaalne asi. Et ma ei tea. Ja sa lihtsalt paned neid haugipilte, sellepärast sa nii kaitsev oled. Mina Tinderit ei kasuta enam, ma olen paar korda küll kasutanud. Aga teie neiud? No ma enam ei kasuta, sest ma olen lihtsalt pikalt suhtes olnud, aga ma enne ikkagi ka kasutasin, aga minu jaoks oli see lihtsalt, ma olen ülihulge, lihtsalt parim versioon endast, kui ma saan kirjutada. Siis ma olen nagu mega lahe, mega naljakas ja siis, kui ma pean näost näkku nägema, siis ma tähendab, ilm on ilus. Ja sellepärast ma Tinderis olin käinud, ma ei tahtnudki kunagi, et see läheks kuskile sealt edasi, sest mulle meeldis see chattimise osa, aga mind ei kunagi ei huvitanud keegi piisavalt, et nagu päriselt kokku saada. Mõtlesin, et kas ma valetasin praegu, aga ei valetanud ikkagi. Aga ma olen nagu muidugi, ma on igast neid äppe, küll mul on seda Bumble'is olnud ja Hinge'is olen olnud ja Tinderis olen olnud. Eestis on Hinge või? Ma elasin USAs natuke aega, siis ma seal olin. Kas see Hinge oli see, mis oli see nii-öelda mingi high leveli, nii-öelda kallimad või mingi on vaata mingi uus dating. Raia on see, kus on need kuulsused ja sinna sa pead kutsega kuidagi üldse sisse saama. Aga Hinge on, ta on nagu ikkagi tavaline dating-platvorm, aga ta on ehitatud üles natuke rohkemale kui see, et sa lihtsalt vaatad pilti, et kas läheb paremale või vasakule, et seal on mingeid küsimusi, mingi lapsepõlve kohta enne, kui sa üldse nagu mingi otsuse teed, siis sa näed juba nagu rohkem sisu inimesest kui lihtsalt see, et kas ta on kalaga seal pildi peal või ei ole. Nii palju, kui mina olen nagu enda sõpradega rääkinud, siis nende kuttide vähemalt feedback on tihti just see, et nad ei oska nagu suurt midagi sinna nagu kirjutada just nagu, sa ütled, et nagu sa oled hea, eks ole, just selles chatimises nagu, ja kutid, vähemalt mu enda sõbrad, nagu nad just ütlevad, et ma ei oska nagu mitte midagi väga sinna kirjutada, et just tahaks nagu päriselus, eks ole, näha ja et siis on nagu see suhtlus nagu lihtsam. Ja ma ei tea, ma olen ka kunagi nagu nooremana olen nagu Tinderit ikka nagu swipe'inud ka. Ma arvan, et see on nagu süke juba, et see on nagu lihtsalt sa juba huvi pärast nagu, et ma ei tea, kas sa tahad näha, mis nagu turul on ja samas ongi see hasart lihtsalt vaata, et nagu see swipe'imise, et see on nagu, kõik on nagu mänguks tehtud, eks ole. Ma tean, mul on Tinderi, ma olen re-download inud siis, kui ma olen reisil kuskil. Et näha siis, et näha, kes reisil seal kandis on võib-olla võõras linnas üksi, mis iganes, et siis keegi näiteks linna mulle näiteks. Ma olen ka nii teinud, jah. Ma täpsustan, mulle ei meeldi need äpid, aga ma kahjuks olen seal. Siiamaani. Ja see ei ole üldse halb, ma tõmbasin uuesti jaanuarist tagasi, sest ma olin nagu, et okei, see aasta ma siis ikkagi proovin, ma lähen deitima, sest et ma olen siuke nagu, kui ma tööl ei ole, siis ma olen sõpradega väljas, et ega ma väga ei tihka minna kuskile, eks ole, rääkima. Ja siis ma mõtlesin, et see aasta ma siis tõmban alla ja siis nagu annan nagu maksimum ja annan nagu potentsiaali sellele. Aga nüüd niuke küsimus tuli, et see Bumble on see teine kohta, eks? Ja see on see, kus neiu peab essana kirjutama, eks? Nüüd vist mitte. Minu juures ka enam nagu ei ole. Enam seda nõuet ei ole. Sellepärast mulle ei meeldinud, kes ma vihkan mingi sõnumite alustamist. See on õudne ja siis ma ei saa. Seda ma kasutasin ainult selleks, et päriselt nagu sõpru saada ja siis päriselt tüdrukutega mingi, nagu kui ma siis ka, kui ma USAs olin, mul oli lihtsalt sõpru vaja ja siis ma otsisin sõbrannasid sealt. Aga see oli hirmus, jah. Kuigi mulle aga meeldib see kontseptsioon.
et tšikid saavad ise nagu valida ja kirjutada, siis ei tule neid mingeid veidraid sõnumeid sulle sinna chati. Fair, jah. Mis on teie kõige hullem Tinderi kogemus või sotsiaalsuhtlusäpi? Sotsiaalsuhtlusäpi. Kusjuures mul on veits siuke controversial story sellega. Ühesõnaga Bumble'is matchisin ühe poisiga, eks mingi Hispaania poiss kirjutas mulle, hakkas mulle kohe komplimente laduma, et muidugi Hispaania. Et sa oled nii Mamacita lendab laiu. Hola, señorita. Barcelona. Et nii ilus tüdruk ja nii särav ja naeratad ja tundub nii fun sinuga olla. Otsis mu ise Instagramist ülesse, kuigi ma ei andnud talle. Ja siis just olid nagu USA valimised või mis iganes ja ma olin nagu repostinud mingit seda Elon Muski postitust või tema kohta siis, kuidas ta seal Trumpi Roman Saluti tegi. Ja ilmselgelt sellel postitusel oli nagu hinnang ja siis ta kirjutas mulle ka, et nägin su postitust dumb but pretty. Kirjutas nii või? Ja siis ma ei saanud alguses aru, millest ta räägib, vaata, sest ta ütleski lihtsalt ma Instagram dumb but pretty, siis ma mingi, mis sa jaurad, vaata. Kirjutasin talle, et milles asi on, ja siis ta ütles mingi, hakkas mulle jaurama seda, et selle postituse kohta ja siis ma lihtsalt kirjutasin, tead, oli tore, tavai tšoba ka, nagu see ei ole normaalne, et sa võõrale inimesele niimoodi kirjutad nagu. Jah. Et sa oled ilus, aga loll lihtsalt. Jah, ega see vist ei ole nagu, ta suht nagu nullis kõik oma chance'id kohe ära, eks ole. Spanish Stream läks ja. No see üks ja ainus. Võib-olla ta oligi see õige, eks ole. Kuulge, aga kas tutvumisäpid teie arust on muutnud inimeste standardeid nagu ebarealistlikumaks ka või? No ongi see, et kohe, et kalapilt siis ja... Tead, ma arvan, et see on veits nagu tekitan sellise tunde, et rohi on alati rohelisem kuskil mujal, vaata. Ja, täpselt, jah. Ja ma arvan, et ma mäletan, kui mina veel suhtes olin, siis ka ju sõpradel, kellel on mingid Tinderid, Bumble'id, siis on ka, et mingi anna ma swipe'in, vaata, ma tahan vaadata, et mis seal toimub. Kas poisid ka oma vahel teevad niimoodi või? Jagavad Tinderi kontosid, et las ma swipe'in sinu eest või näitan, mis sul on seal. Et las ma räägin ise või ma kirjutan või midagi või? Ei või? Ma olen ainult, kui mul kellelgi sõbra on, siis ma küsin, mis pildid sul seal on. Aga me chati kirjutama või ise swipe'ima ei ole niimoodi. Chati päris ei, aga meil on olnud äkki mingi süke asi, et... Ma tahan lihtsalt hoogi pilte näha. jah, võib-olla neid Chiki nii-öelda äpist oleks põnev näha, et mis need just kuttide profiilid vaata on nagu... Ma näitan sulle pärast ära murets. Meem asju. Aga me oleme minust mingit sükest asja teinud sõpradega, et keegi Airplay'ga jagab ekraani, eks ole, telekas ja siis kõik nagu... vaatavad ja hindavad siis, eks ole. Okay. Et mingid sükest asja vist oleme küll kunagi teinud, jah. Ikka jagamist ühesõnaga semude vahel on olnud, jah? Jah. Üks USA's tehtud uuring näitas seda, et järjest vähem jõuab inimesi ja noori just abieluni. Ja süütuse kaotamine lükkub aina hilisemaks. Seega, selle baasil, kas traditsiooniline pereelu nagu ja abielu üldse nagu... jääb tulevikus püsima? Või miks see on nii, et noored nagu järjest vähem abielluvad? No ma eeldan võib-olla, et sina võib-olla tead nagu rohkem sellest statistilist poolt ka, aga mis mina isiklikult arvan, et kust see nagu tuleneb, ongi see, et mida ajas, et nagu tagasi minna, siis seda suurem teema oligi pereloomine. See oli hästi tähtis, et sul on pere, et sa abiellud, sa leiad selle nagu inimese ja see ongi see traditsionaalne, kuidas läheb ja hästi palju nagu mingi kristlase vaata nagu osa on ka, et nüüd ta on võib-olla nagu vähemaseks läinud, aga tänapäeval ma arvan, et inimesed on lihtsalt aru saanud, et elus on nii palju muud ka kui see, et sa abiellud ja saad lapsed ja saadad need lapsed kooli. Et kindlasti see on suur osa elust ja paljude unistus, aga seal on lihtsalt, sul on nii palju teisi võimalusi ka ja sa ei pea nagu kinni olema selles, et ma olen nüüd nii vana ja mul ei olegi veel peikat või brutat või ma olen nüüd nii vana ja kus on mu esimene laps või ma ei olegi isegi planeerinud seda, sest et lihtsalt need võimalused on nii palju laialdasemad ja sul on nii palju võimalusi karjääri teha ja ma arvan veel üks asi, millest nagu meie generatsioon aru saab, on see, et see pere loomine ja see abielu ja need lapsed ei ole lihtsalt see, et ma lihtsalt teen selle ära. Et seal on nii palju rohkem asju taustal ja kui varem on see, et no nii, okei, laps tuleb, on ja ma olen nüüd rase, mis ma siis teen ja küll ma sünnitan selle lapse ja vaatan siis edasi, siis tänapäeval on pigem, et ma kõigepealt vaatan, kas mul on asjad korras, kas mul on üldse raha pere elatada, kas mul on üldse raha abielluda ja siis alles tegeleme sellega. Ja. Tahtsin ühe asjaga nõustusin ja siis tuli aga punkt. Nii. See, et
et vanasti traditsiooniline oligi normaalne, mida on, et kohe kui leiad mehe, siis nii-öelda abiellud, mu vanaema abiellus ka 18-aastaselt juba ja eluaeg oli sama mehega, eks ole, et mida varem, seda varem oligi traditsiooniline. Miks tänapäeval enam ei ole, on see, et üks mees ei suuda enda töö pealt elatada ära naist ja last näiteks. Et just sellepärast tehaksegi, naised teevad oma karjääri, vaadatakse just seda finantsilist poolt, kas on võimalik üldse kasvatada last. Oota, mis sa mõtled, et mees ei suuda? Et tänapäeval ei suuda ju, ütleme 9-5 tööga mees ära hoida nii-öelda ülal pidada siis. Ülal pidada. Aga kas seda eeldatakse või? Minu arust ka... Ei, just sellepärast on võib-olla ära kadunud see abielu ja lapse saamine, just seda ma mõtlen. Et lükkub edasi, sa mõtled? Lükkub edasi, jah. Et naised valivad pigem selle finantsilise poole ka või noh, lähevad selle eluteed, samas ka on võimalusi nii palju juurde tulnud lihtsalt, et ja mina ütles ka pigem niipidi, et see on just nagu nii palju võimalusi on rohkem, et naised ei pea olema meeste selle rahakoti peal, vaid naistel on võimalus just, eks ole, ka ise raha teenida võrdväärselt põhimõtteliselt, eks ole. Ma unustasin selle osa ära, et me siiski ju elasime ja elame natukene siiani maailmas, kus naised on köögis. Selle ma unustasin ära ja ma lihtsalt olen natuke liiga woke on viimasel ajal, et ma saan aru, et tegelikult me oleme kõik võrdsed. Aga jah, see on väga hea point küll, jah. Ja ma arvan ka seda, et võib-olla ikkagi üha rohkem ka inimesi, ma arvan, kasvab üles selle keskis, et nad ei näegi seda nii-öelda päris peremudelit, eks ole, nad ei saa nagu kogeda seda, sest ega ka, eks ole, ongi abielusid ise on vähem, siis ja lahutusi on minust nagu aina rohkem, eks ole, et selle poolest lihtsalt ka inimesed ei näe ja nad ei saa tunda võib-olla seda päris peremudelit, et mis see perekond ja noh, see peaks olla kõik nagu olema, eks ole. Aga noh, muidugi, et kuidas see nüüd haakub selle abieluga, aga ma arvan, et see on nagu üks nagu faktor sellest küll, et üha rohkem ongi nagu lahutusi ja vähem abiellutakse, siis lihtsalt ka inimesed kogevad seda pere. Tead, aga ma ei arva, et see lahutamine nagu ilmtingimata nagu halb on. Pigem on see, et sul on võimalus lahutada, kui sa ikkagi näed, et see mingil põhjusel ei toimi versus see, et noh, ma ei tea, mitukümmend aastat tagasi, kui sa lihtsalt olid sunnitud, sa nagu ei saanudki seda abielu oli püha. Ja, et oligi see, kui sa juba siia nagu perre siis abiellusid, sul ei olnudki mingit rahalisi võimalusest ära minna ja põhimõtteliselt sa jäidki sinna selles mõttes. Noh, kes teab, mis see elukvaliteet siis oli, vaata. Ja absoluutselt, jah. Sellega ma olen nõus, jah. Aga kas siis äkki nii-öelda abielu tulevik võibki olla just nagu polügaamia ja selline vabad suhted nagu? Kas te tahate abielluda või? Mina tahaks tulevikus. Mina ka tahaks. Suht kindlalt, jah. Sina oled ju ka väga traditsiooniline mees. Jaa, aga kuidas ma ütlen? Ma ei tea, just täpselt see, et kõik on kuidagi edasi liikunud ja abielu ei ole ka, või noh, muidugi tahaks abielluda, aga ma ei tea, kui võib-olla mul on tulnud see internet pähe, et on hästi palju neid juhtumeid, kus abiellutakse võib-olla just mingil rahalisel eesmärgil, neid hetki on tulnud ja võib-olla need on rikkunud mingi asja peas ära, et on raskem abielluda või siis ühe naisega veeta, aga muidu kui leiab selle inimese, siis kindlasti jah. Ma tahaks pulmapidu rohkem. Jah, pulmasid see on nii excited minu arust nagu pulma planeerimine, see teed põhimõtteliselt suure peo ju lihtsalt. Minu arust see tundub just see pulm on kõige hirmsam osa, ma küll ei taha tatti panna mingi terve suguvõsa ees seal nalja töötava. Ma just ootan oma sõprade pulmapidusid, nagu kõik mu sõbrad teavad, et ma filmin üli palju nagu oma teloga, eks ole, no kõik igas olekus oma sõpru ja see on täpselt sellel ühel põhjusel, et kunagi, kui nende pulmapidu tuleb, siis ma AI-ga otsin nendest, mul on praegu ka telefonis juba ligi 100 000 nagu fotot ja videot kokku, siis ma AI-ga otsin selle ühe inimese kohta kogu selle content'i kokku ja panen mingi haige riili kokku ja see on mu selline eesmärk, pulmakink kõigile mu sõpradele. Siis kogu nende suguvõsa vaatab lihtsalt, kui lappes nad olid seal looruses. Jaks ei tohi kutsuda, kindlalt mitte. Mahalistist lihtsalt. Kindlalt mitte. Aga see vana hea nagu, ma ei tea, kas seda siia sisse tuua, aga vana hea siuke debati teema, mis mulle alati meeldib arutleda selle üle, on siis ongi nagu monogaamia versus polügaamia ja vaatajatele, kes ei tea, siis monogaamia on see, et sa oled ühe partneriga, eks ole, koos ja polügaamia on siis, et oled mitmete partneritega põhimõtteliselt, eks ole. Ja see on ka selles mõttes alatine hea
nagu debati teema, millest mulle meeldib nagu rääkida, sest tegelikult, eks ole, kui vaadata nii-öelda evolutsiooni, siis tegelikult meie kui ikkagi ju loomadest välja arenenud, siis see on nagu meisse mingil määral sisse kodeeritud see, et meie sisenditele on sisse kodeeritud see, et nii-öelda siis võimalikult palju, eks ole, lapsi luua, eks ole, siia maailma, eks ole, et oma seemet levitada võimalikult palju. Ma mõtlesin, kas sa kasutad seda väljendit või mitte. Ma pikalt otsisin, mida sinna asemele nagu öelda, aga jah, et põhimõtteliselt, et oma nagu seemet levitada võimalikult palju, eks ole, et võimalikult inimkond ja sinu siis inimrass nii-öelda, eks ole, paljuneks, et see on nagu evolutsiooniliselt meil sees olnud ja nüüd selle nagu meie inimkonna arenguga ja on siis välja arenenud meil tegelikult see monogaamia, mida tegelikult loomariigis esineb väga-väga vähe. Et just see polygaamia on, eks ole, tegelikult see loomariigi nagu teema. Mis see küsimus oli? Siin pole õiget valet. Lihtsalt, jah, see on üks tabelstandardi koht, mis tuleb traditsioonist nii-öelda, et mõjuvõimsatel meestel oligi mitu naist. Ja teine asi on ka see, et mees saab ju tegelikult praktiliselt nii palju lapsida kui võimalik, aga üks naine ei suuda lihtsalt sünnistada. Mingi aeg tuleb piir ette ja sul ei ole lihtsalt võimalik. Ja sellepärast mõjuvõimsad mehed, kellel on võib-olla see finantsiline vabadus, mingi ühiskonnas tähtis roll, nad soovivadki palju järglasi ja sellepärast on ka mitu naist, sest üks naine lihtsalt ei suuda neid lapsi sünnitada ja neil on see võimalus hoida seda naist üleval, nii et naine tunneb ennast ka turvaliselt võib-olla, kui on finantsiliselt kaetud ja temale ja pojale või tütrele on siis see elukeskkond providitud. Punkt. Nagu, kas see on see, mida nagu te mehed tunnete, et see mingi ürglik instinkt teil, et te tahate nagu... See täiesti oleneb, ma arvan. Ei, ma ei ütle nüüd, et mina oleks nüüd mingi... Ma isiklikult ei näe, et mina oleks otseselt nagu vabas suhtes või süükses polygaamia nagu suunas. Aga see on lihtsalt alati põnev teema minu eest, mille üle, mis see sõna on, debateerida või? Diskuteerida, jah. Aga me võime siit ka edasi liikuda. Ei, ma enne ma ei saanud suunast aru, et kus see nagu, et kas me peame ütlema, et mis me nagu arvame sellest või ma väga täiesti suva. Kui on nagu varasemalt kokku lepitud ja kui on arusaadav, siis jumala eest tehke, mis te tahate. Ja kunagi mina nagu pikalt ei saanud aru lihtsalt sellest, et kuidas see nagu töötab ja ma kuulsin, keegi seletas mulle seda niimoodi, et polygaamiat just, et see on põhimõtteliselt, et sul on nagu parim sõber, aga sul on teisi sõpru ka. Ja sul ongi see üks parim sõber, aga see, et sa teiste sõpradega hängid, ei tähenda seda, et ta ei ole enam su parim sõber. Ja see oli minu jaoks mingi, nii see käibki. Ja siis ma olin mingi, okei, ma nüüd saan aru ja ma ei tea. Äkki siis pigem küsimus on see, et kui sul on oma mehega 2 last, ütleme, ja mees tahaks juurde, aga ei ole võimalik, kas kui tema läheks siis järgmise juurde, kuna ta tahab rohkem lapsi. Esiteks, miks ta tahaks rohkem lapsi? 2 last on juba väga palju, aga kõik need asjad, nii see polygaamia ja kõik see, mis sa räägid, on asjad, mida võiks lihtsalt läbi rääkida. Ja üldse kommunikatsioon, palun on ju. Aga et kui mul tuleks, mu partner oleks mingi kule, meil on need 2 last on ju, aga täiega tahaks veel, sa ei taha või? No ma lähen siis teen kellegi teisega, siis ma oleks küll mingi nalja teete või? Aga kui see on juba algusest peale läbi räägitud, mitte et ma nüüd ise tahaks polygaamilist suhet on ja et mida iganes, aga lihtsalt, et kui ma oleks sellises situatsioonis, aga see oleks kõik varasemalt läbi räägitud ja üldse see ju laste saamine on ju ka teema, mida sa räägid enne abielu või üldse mingi hetk nagu varakult juba, et palju sa tahad lapsi saada ja see on ju täiesti, et kui ta ütleb mulle, et ma tahan 7 last saada, siis ma kohe mingi kuule unusta ära, 7 sa ei saa. Eesti iivet peab tõstma ikkagi. Jah. Eks see olegi raske teema ja läbirääkimise asi, et enne teaks, kas mees saab 10 last või mitte. Eks jah, see nagu see monogaamia tegelikult, kuigi see polygaamia tuleb meil tegelikult, eks ole, see, ma usun, on meile evolutsiooniliselt sisse kodeeritud DNA-sse, eks ole, see, et võimalikult palju siis enda DNA-d nagu levitada, siis samas ma arvan, et see monogaamia on lõpuks nagu süke, meil nagu pigem süke sotsiaalne konstrukt või sotsiaalne nagu põhimõte, eks ole, ja mis on meie
inimkonna arengus tekkinud, et me oleme nagu lojaalsed ühele partnerile, eks ole. Tead, ma vaidleks vastu sulle natuke, sest kui sa räägid evolutsioonist, kas sul on mingi ürgne instinkt, ma ei tea, mingi loomiga jahtida või mingi metsas mingi seeni ja marjuga korjata või? Ei no, aga see instinkt tuleb ju see instinkt loomi jahtida või marju käia no see peaks ka meil evolutsiooniliselt olema. Ei, see on selle põhjusega, et süüa, et elus püsida. See instinkt on, ma arvan, seal taga ju see, et elus püsida, eks ole. Ja samamoodi evolutsiooniliselt on see instinkt see, et järglasi tekitada, see on küll meisse sisse kodeeritud nagu kõigisse, eks ole. Aga lihtsalt, et see monogaamia see, et ühele inimesele lojaalne olla, see on selline sotsiaalne areng, mis on nagu meie ajaloo jooksul nagu tekkinud, eks ole. Ja võib-olla ka usuga on see äkki tekkinud või? Ma ei tea. Nagu, usu taga see on ka, jah. Et ühe partneriga. Aga... Või just mitmega. Jah, olenevalt usust. Aga Sander, kuule, mitu last sadad? 7. 7, jah? 7. Ei, hea küsimus. Mina näen, et 3 oleks ilus number. Ma arvan, et 3 on siuke hea Eesti keskmine. Minul on ka 3. Nagu 3, jah. Ma olen ise ka 3 lapselist perest, jah. No, et päris 7 ei taha, jah? Ei, mina isiklikult praegu küll ei näe põhjust. Ta teeb need 3 ära ja siis ta võtab seal teise naise, et see ei jaksa enam, siis teised juurde. Okay. Aga me nagu traditsioonilisest peremudelist lähtume ka, et kas sa suudaksid ise nagu naist ja siis oma nagu 3 last ülal pidada nagu üksi oma palgaga praegu? Praegu mitte, sellepärast mul ei olegi 3 last. Aga... No siin on su vastus, miks me lükkame edasi neid lapse saamisi ja abielus. Aga kas sinu eesmärk on kunagi elatada tervet pere või? Jah. Jah, kindlalt. See on üllatav kusjuures, sest et mul on tunne, et mida rohkem ajas edasi, sest rohkem eriti. No näiteks, ma korra toon ühe teema sisse. Muidugi. Esimesel date'il maksmine. Mina? Jah, ma ütlen ka mina. Või siis see, kes kutsub või? See, kes kutsub, jah. Kui kõige parem, mis ma arvan, kuskil episoodis mainisin ka, on see võib-olla, kui tüdruk küsib või toob välja selle asja, et kas sa soovid pooleks last või mis iganes, aga ei, kindlalt mina. Jah, ta mõtleb seda, et Chick pakub lihtsalt välja, et kas sa tahad splitti ja siis saad olla, et ta appreciate'ib seda... Žesti. Ma tahan nagu, žesti, jälle, kogu aeg ta on inglise keeles mõelda, appreciate with the gesture. Ja see žest võib olla just siis, kui tema kutsub välja. Et isegi kui tema kutsub välja, mina maksan, aga siis et ta teeks selle žesti, kui ma kutsun muidugi. Tal on kotis hakkab otsima, tegelikult seal on ainult huulepulk, vaata rahakotti polegi. Aga selle passit veel, et kumb peaks kandma kondoomi kaasas, kas see peaks olema nagu... Mõlemad. See on minu lihtsalt puhtalt tervishoiutöötaja nagu meeldetuletus, sest et nagu, kui tal ei ole ja sul ka ei ole, siis on see, kas jääb tegemata või siis teete seda nii-öelda ohtlikult, quote on quote, pigem siis lihtsalt nagu enda kaitsmiseks ka nagu kaasas kanda, mina ütleks nii. Jep. Nõus, jah? Jep. Muidu on 7 last. Jah. Kuule. Nii? Meie sõber Peeter. Peeter. Tervist teile matši või? Pitsa Peeter. Peeter. Oi! Jaagup Peeter. Siit kohe vegan pitsa, palun. Nii, Fit läheb kanaga, palun. Nii, ja Nicole, näed, sulle on... Teil on perepitsa. Kõige väiksem tüdruk. 7 lapsele. Milleks see laud on? Et ei vajuks või? Ühesõnaga, veel sellest esimesel date'il nagu maksmisest. Storytime, jah? Väike storytime, jah. Ma ei usu, et see nagu midagi erilist on, aga lihtsalt mulle kui naisele läks see nagu väga hinge. Oligi see, et läksin ühe Hispaania poisiga date'ile. Nagu jutu poolest klappisime, vibe'i poolest klappisime, nagu atraktiivne poiss selles mõttes. Ja läksime lenda vastu taadrikusse. Nii, sööme siis. Räägime, jutt on hea ja siis me hakkame rääkima nagu kultuurilistest erinevustest, et siis hakkame mulle rääkima, et Hispaanias on kõik naised nii iseseisvad, et nad tahavad ise enda eest maksta ja šalalalala. Ja ma ütlesin talle, et tead, ma ei saa sulle väita, et nagu Eestis nagu kõik naised ka siuksed on, et osad on, osad ei ole. Ja siis ta siis vaatab minu seda toitu, mis mul oli nagu pooleli, vaatab mulle otsa ja siis ütleb mulle, I'm not paying for this. Hispaania mehed on mehed.
ei kujutad ette, mina siis poole ampsu pealt mõtlemas, mida ma siin teen. Viskasid talle taldriku näkku ja? Ei, ma lollakas läksin temaga veel ühte jooki tegema La Tablasse. Ise maksid, jah? Ei, siis ta maksis ise. Ai, no joogi võis muidugi. Ei, aga see oli kurb, sest et ma mõtlesin, et no okei, kui ma mitte midagi siit teidist ei saa, siis ma lähemalt vähen La Tablasse, võtan oma margarita ja vähemalt saan enda jaoks punkti panna. Ja siis ma jõuan La Tablasse ja siis neil on tekiila otsas. Ja siis ma mõtlesin küll, et lihtsalt nagu elu vihkab mind, nagu millega ma selle ära teeninud praegu olen. Nagu lihtsalt see, vaata, mina, eks ole, neiuna, ma ei eeldanudki, et ta maksab mu eest, aga lihtsalt see, kuidas ta seda presenteeris, oli nii rõve, et ma lihtsalt mõtlesin, et jopa kulla, et nagu... Kui sa ikka ütled, et kuule, sinu toidu eest ma küll ei maksa. Nagu. Ma mõtlesin ka, et nagu mingi... Okay. Et see on nagu red flag, jah? Aga ma olekski võinudki ainult huulepulgaga sinna kohale minna. Mis ta siis oleks teinud? Huulepulgaga, mis mõttes? No vaata see, et tüdrukutel on kotis ainult huulepulk ja telefon, vaata rahakott ei võtta kaasa. Kirgus. No. Kas McDonaldsi drive-in SL-teidil on vahva või? SL-teidil või? Selge. Mul on reegel, mina ei lähe ühegi poisiga esimesel teidil autoga sõitma, sest see on ohtlik. Võib-olla ma ei oska seda sellest punktist vaadata. Väga palju peab vaatama sellest punktist. Jaa, on jah, tõsi. Nüüd kui ma mõtlen, siis küll, jah. Aga kui see on välja pakutud, et kuule, et lähme, ma ei tea, Maci drive-thrusse ja see ei ole nagu cringe ja see kuidagi sobib sinna inimestega kokku, siis vabalt on ju. Kõik oleneb kontekstist, eks ole. Kõik oleneb kontekstist. Ei no muidugi, kui sa näed, et naine tuleb kleidiga, siis ikka on kohe kuskile mujale. Muidugi, siis... No aga samas McDonald's on restoran. Ära aja siin midagi. Ei, ma tegin nalja. Igal juhul võib viia, jah. Ei. Selge. Igatahes, sõbrad, Peetri Pitsal on ka enda äpp, kus sa saad paari lihtsa liigutusega tellida endale koju Peetri Pitsat. Ja tähtis on ka see, et see tõepoolest vist on kõige soodsam option sulle ja kuller liigub Tallinnas, Tartus, Pärnus, Jõgeval, Jõhvis, Narvas. Mida veel siin elus vaja, eks ole? See on siis suu täis. Mul oli siuke huvitav seik ka nüüd. Umbes täpselt aasta tagasi. Käisin ühe poisiga teidil. Nii. Noh, esimesel teidil käisime kohvikus, teisel teidil käisime kinos, 3. teidil käisime siis uisutamas. Ja pärast seda uisutamist ma mäletan, küsis mu käest meili, et nagu mis su meil on. Ja, meili. Siis ma mõtlesin, et... Meili? Ja. Siis ma olin nagu, interesting. Saatsin talle selle meili ja siis tund aega hiljem siis potsatab mulle postkasti siis tema käest siis siuke meil, et... mis oma siis olemuselt oli siis tagasiside küsimustik. Nagu ankeet või? Ankeet ei olnud, lihtsalt 10 üks palli küsimus. Skaalal, et nagu... Kui rahul ma temaga hetkel olen? Ainult üks küsimus oli või? Ja mis see küsimus oli, et kui rahul sa oled temaga? Kui rahul ma temaga hetkel olen, jah. 1-10. Ja mis sa panid siis? 1 või? 6. Kas see oli see sama 3 karu? 3 läbi. Siis oleks 1 olnud, siis ei oleks 6 olnud. Ei, see oli teine poist, ta oli hästi armas, aga lihtsalt... Meil on lahe. Meil on väga lahe, aga kuidas sa teidiga rahul... Küsimist ikka võib-olla veits nagu imelik. Vaata, ei, mina ikka sulaks, kui tuleks. No vaata, aga see ongi täpselt see, et kui sulle nagu mees väga meeldib, siis sellised žestid on nagu teretulnud. Aga kui sa oled siuke veits vahepeal, siis sellised natuke nagu romantilisemad isegi, ma ütleks... siis need on täpselt siuke make it or break it, vaata. Jah, ei seda küll. Et siis jah. Ühesõnaga, ei, väga armas oli, see oli esimest korda, kui ma siukest asja nagu kogesin. Küsisin teistelt ka, et kas teile tuleb ka postkasti tagasiside küsimustiku teitide kohta. Aga tegelikult, kas me võiks normaliseerida seda või? Minu arust see on nii geniaalne lüke ja see on nii kuidagi nagu südamlik. Nüüd, kui ma mõtlen selle peale, see on suht geniaalne. On. Võiks küll, jah. Mis te arvate, poisid? Ma olen ainult ühe luuletuse saatnud Gmaili. Aga see on ka nunnu. Kas sul on see meeles või? Haiku või? Lühike, lihtne, tabav. Aga liiguks nüüd äkki teema juurde, millest Nikool oskab kindlasti meile palju rääkida, sest ta oma ämmaemanda lõputöö tegi sellel teemal, nagu me siin mainisime. Ja selleks teemaks on porno. Super. Üldse kas nagu porno nagu see sõna, nagu see on nagu võib-olla nagu juba on nagu imelik sellest nagu natuke nagu imelik juba see sõna üldse suust välja tuleb, see on juba natuke nagu imelik nagu. Mingi stigma on selle ümber või? Mina harjutasin endale sisse, et ma kasutan nagu pornograafiline sisu
või siis erootiline sisu. jah, see on nagu ilusamini öeldud ja erootiline sisu, see on nagu kõvasti ilusam. Aga jällegi nad on erinevad asjad, vaata, sest et kõik, mis on erootiline sisu, kõik ei ole pornograafia, eks ole. Okei, mis see vahe on siis see? Noh, erootiline on see, et ta ei pea olema, et noh, sul ongi 2 nagu paljast keha või mis iganes, ta võib lihtsalt nagu viidata sellele, eks ole. Et ta ei ole nii, mis see eesti keele sõna on nüüd, explicit, mis eesti keeles võiks olla? Et ei ole nii räige või no explicit on jah? No see on nii lai mõiste, see pornograafia üldse. On, kusjuures, kui me seda lõputööd kirjutasime, siis oligi see, et me pidime ära defineerima ka, et mis asi üldse on pornograafiline sisu ja ega me seda nagu definitsiooni kui sellist ei leidnud, et me lõpuks panimegi, et pornograafiline sisu on kõik, mis kas vaataja poolt või selle tegija poolt võiks nagu olla mingi sellise nagu seksuaalse alatooniga või siis eesmärgiga nagu teist inimest erutada, ütleme niimoodi. Aga mis sul see problem naised ees? Thanks. Kas Welcome, bro. Kas siis pornograafilise sisu selle mõiste alt alla läheb ka see, kui näiteks TikTokis nad teevad neid nagu videoid, kus nad mingi näppe lükkavad slaimi sisse ja mis on nagu meelega tehtud selline sisu, et ongi need inimesed, kes sellest aru saavad, jäävad, kes ta meelega vaatama, et kas see läheb siis ka sinna alla? Tead, ma jään sulle vastuse võlgu, kui mina peaks seda defineerima, ma ütleks, et see on nagu erootiline sisu, et nagu mingi siis hoiakuga või mingi alatooniga selles mõttes, et mina pigem defineeriks seda erootilise sisuna, aga jällegi, noh, ma ei tea, ma arvan, et see on nii siuke asi, et kuidas sa ise defineerid, vaata. Niki, aga kuule, sina oma uuringutes siis, kas sa uurisid ka seda, et mis pornot nagu eestlased kõige rohkem vaatavad või? Ja mis sealt välja tuli siis? Väga põnev, väga põnev. Mul on kahju, et mul ei ole nagu värskemat infot, aga nagu Pornhub viimati väljastas nagu eestlaste statistika siis aastal 2017, ehk siis enne koroona aega, ehk siis noh, kõik võib selle ajaga olla muutunud, aga selle statistika põhjalt me siis saime teada, et võib-olla küsiks teie käest, mis te arvate, mis on keskmise eestlase vanus Pornhubil siis? Vaataja vanus või? Vaataja vanus, jah. Mille põhjal nad võtavad kasutajate põhjal? Teavad seda infot? Ma ei usu, et kasutaja põhjal selles mõttes. Ei, paanika ei tunne, ma lihtsalt mõtlen, et mille täpselt, kui hästi palju ma arvan vaatavad mingi private browseri alt või midagi, siis... Üldse ilma kasutajate saad ju seal ringi scrollida. Jah, saad ükskõik, mis browser. Lihtsalt IP järgi võtavad. Ja, kuidas vanuse saavad? Selles mõttes, sest et noh, tegelikult on ju ülipalju, kes vaatavadki ilma kontota, vaata. Või VPN-iga üldse teise riigi alt. Eestlased saavad teada, aga vanust ma just mõtlen. Võib-olla on siis kasutajate põhjal või? Aga no okei, see selleks. Ma arvan, et keskmine vaataja, ma arvan, et mingi pigem nagu nooremad. Ma oleks just vanemate poole. Ma arvaks nagu mingi 24 või mingi siuke või? Ma ütleks 34. Mis sa pakud siin? Kas keskmine, et nagu mis sa mõtled selle keskmise all? Keskmine vanus, et mis vanuses vaatajaid on kõige rohkem sütame? Ma arvaks ikka mingi... Tead, mina julgen isegi pakkuda natuke kõrgemat. Sest nad teevad kasutajad ka sinna. 46, muuda nende vastust. Ma pakuks mingi 53. Tahavad mingit muud asja pakkuda või? No ma arvan ka, et vanem, sest aus point on see, et kõik, jah, kui sa juba kasutajad, et sa prollivad vanem, siis sa ostad mingit seal premiumi ja kommenteerid mingi. Jah, muidugi suurt pointi küll, need, kes seda premiumit peaksid ostma, nagu mis see point seal on. Mis see vahe on üldse graafika või? Ei, nad tahavad mingid videod, private videod võib-olla vaadata nagu, aga nii, mis see siis on? Trummipõrin 36. 34 oli päris täpp. Mina arvasin ka, kui ma seda tööd kirjutasin, et raudselt on nagu nooremad, aga tuleb välja, et ei ole. Selles mõttes, et pornot ju kindlalt vaatavad igas vanuses inimesed. Sul on need vanemad ja nooremad ja mina olen ka kuulnud kuulujutte, et need vanade kodu, need vanad on veel eriti tarbijad ja kasutajad ja actioni tegijad. Seepärast ma läksin ka nagu ma pakkumises kõrgele, et ma just olen kuulnud, et nad on kiimas. Ja fair, ma just nägin ühte seksuoloog rääkimas ja ta tõi välja selle ja ta käib just palju koolides nagu rääkimas
ja et juba ongi 5. klassi õpilased nagu vaatavad porri, eks ole. Et 11-aastased nagu, noh, ja muidugi arusaadav, et tegelikult, tundub see tegelikult naljakas, kui me ütleme, et 5. klassi nüüd laps vaatab nagu porri, aga samas, kui ma mõtlen enda aja peale, siis ikka räigelt huvitasid need teemad, juba huvitasidki, sest see oli nagu nii mingi keelatud nagu teema, eks ole. Et juba sellepärast nagu huvitaski juba, ma ei taha nüüd nagu tõdeda seda, aga mina olin minu arust nagu see tüüp, kes oma sõpradele näitas esimest korra, et kuule, kas sa oled näinud, et siuke asi on olemas nagu. Teeraja, jah. Ma arvan, et see on varasemaks läinud, kuna lihtsalt kättesaavatus on nii lihtne. Kättesaadavus. No seda oli kindlalt, et algklassides saadad mingi dissipilte, aga päris nagu porri. Nagu statistika näitab, et eriti poisid, kellel on vanemad vennad, vaata, et nendel on kindlasti see varem kokkupuude, sest et vanem vend ongi vaata seda, vaata. Ja siis näitabki. Aga jah, seda kokkupuudet esimest korda nagu seksuaalse sisuga me ka üritasime nagu kuidagi määratleda, kategoriseerida, aga seda on nii raske hinnata, sest et nagu ütleme, et ma teengi uuringu, ma küsin su käest, kas sa mäletad, ütleme nii 1-2, kas mäletad või ei mäleta, vaata. Aga jah, et mingi juba 8, 9, 10 on see, kus nad nagu esimest korda näevad midagi, eks ole. Üks asi on see, kas nad jäävad seda vaatama või neil tekib mingi paus seal või siis neil nagu jääbki see komme sisse nagu otsida ja vaadata. Ja nagu sa ütlesid, tegelikult nii lihtne on ju 3 klõpsatust ja oledki seal juba ju. Jah, paned POR sisse ja paned enter ja siis juba tuleb, eks ole. Kiire vaheküsimus. Mis sul oli põhiküsimus ka või mis see problem statement oli su uurimustööl? Kuna me ikkagi üritasime nagu ämmaemanduse poole pealt seda uurida, et siis jah, et kuidas see nagu seksuaalkäitumist mõjutab siis rohkem. Kuidas pornograafia vaatamine mõjutab sotsiaalkäitumist? Seksuaalkäitumist. Okay. Ja mis see lõpp kokkuvõte või recommendations ja mis see tuli sul see? No kõik ikkagi mõjutab, aga me peame nagu, kui me arutame seda asja, me peame lähtuma nagu õigetest terminitest. Üks asi on kompulsiivne tarbija, ehk siis tarbija, kes tõesti nagu kasutab seda palju ja ta juba näeb mingi negatiivseid tagajärgi oma siis selles kasutamises. Ja siis meil on konfliktne tarbija, ehk siis see, kes tegelikult saab aru, et see on nagu probleemne, aga ta ei suuda lihtsalt enam lõpetada. Et see konfliktsus ja kompulsiivsus kokku siis tekitab neid negatiivseid tagajärgi. Aga neid on ikkagi väga palju, ma isegi ei tea, kust alustada ausalt öeldes. Et väga palju selliseid tarbijaid või? Et väga palju nagu tagajärgi on ikkagi sellel porno liigtarbimisele. Räägime küll positiivsetest. Äkki üks positiivne võib olla see, et nad viivad ennast kurssi, mis maailm see üldse on ja teavad, kuidas siis käituda või... A mis sa mõtled selle all täpsemalt? Väga hea küsimus. Täiesti uus maailm, millega sa kohaned ja võib-olla nad juba, ütleme, kui nad hakkavad jõuavad sinnamaani, kus võib-olla tuleb mingi seksuaalne suhe naisega, nad on juba kursis läbi porri vaatamise, kuidas tuleks võib-olla käituda, mida tuleks eelnevalt teha, kõik need asjad. Et see võib olla see positiivne pool. Ma tean, kuhu see sihid, aga ma vaidleks sulle vastu, sest et peegeldades seda sisu, mis praegu nagu seal Pornhubis nagu domineerib rohkem, on selline, mis kohe kindlasti nagu ei peegelda seda, mis võiks olla nagu selline, ma ei saa öelda traditsiooniline, aga nagu normaalne seksuaalsuhe, sest et mis seal on vägivalda, seal on täiesti 0 kondoomi kasutust, eks ole, seal on verbaalset siukest agressiooni, ühesõnaga neid, et see ei peegelda nagu päris elu selles mõttes. Ma ühe positiivse asja võin välja tuua, mis me leidsime, sest et enamus oli ikkagi nagu negatiivsed tagajärjed, aga vahel nagu teraapias kasutatakse pornograafilist sisu, et soovitataksegi paaridel, kellel ongi see seksuaaliha nagu vähenenud, aga äkki te proovite koos vaadata midagi sisu, mis teile mõlemale meeldib. Et nagu sellega siis kuidagi seda seksuaalelu panna neile uuesti nagu toimima selles mõttes. See oli nagu täiesti ainuke, mis me nagu leidsime, siuke nagu positiivne. Aga kui paarisuhetest rääkida, siis kas, kui sinu kaaslane vaatab suhte ajal, vaatab ka nagu eraldi porri, kas see, nagu teie arvast, kas see läheb kuidagi nagu petmise alla või ei? Ei.
See on hea küsimus tegelikult, sest et ma tean küll, osadele läheb see väga hinge, et kui nad saavad teada. Ma tean, et mina arvan, et siin on mitu külge, kust seda vaadata. Kas ma tean, et mu partner vaatab porri? No tõenäoliselt vaatab, eks ole. Ja kas ma tean, kui palju? Kui ta valetab mulle juba, kui palju ta tegelikult vaatab, et ta ütleb mulle, no ma ei tea, mingi paar korda nädalas ja tegelikult on nagu iga päev, siis on jällegi see, miks sa ei tundnud ennast piisavalt vabane, et mulle seda nagu üles tunnistada. Et see nagu dissonants tekib seal, et nagu valetada ei tohiks selles mõttes. Aga mis sa arvad sellest? Mina arvan, et absoluutselt tegelikult on ju tore ka vahepeal koos vaadata ja samas ma olen nagu nõus sellega, et nagu valetada selles osas, sest nagu ei ole nagu pointi, eks ole, aga samas ka kui suhtes olles, siis mehed nagu, ma ei tea, võib-olla kõlab valesti, aga kui mehed tahavad vahepeal me nagu mingit vaheldust nagu ja see võib-olla kõlab valesti, aga porno on võib-olla see kõige nagu süütum nagu lahendus selles mõttes, eks ole, et see on parem, et kui ta läheb kuskile linna peale seda vaheldust otsima, eks ole. Nagu ei või? Ja ma lihtsalt tean, et mul oli üks sõbranna, kes nagu oma elukaaslasega läkski sellel teemal nagu tõsiselt tülli, sest et ta kuidagi juhuslikult avastas tema selle search history ja siis vaataski nagu, et rookie mistake, ei kasuta private seda browserit, eks ole. Aga nagu poisi poolt selles mõttes, ega ta nagu ei tahtnudki nagu varjata, aga lihtsalt nagu sattus kuidagi peale ja siis oligi see, et ta vaatas neid videoid, mida see nagu, ta siis elukaaslane oli vaadanud ja need olid täiesti siis, ütleme niimoodi, täiesti vastandid temale siis välimuse poolest. Mõistad või? Ja siis ta selle peale natuke läks endast välja, et nagu, et miks sa nagu eelistad vaadata nagu, noh, täiesti teistsugust, nagu, ma ütlekski iluideaali ja täiesti teist nagu inimtüpaaži selles mõttes. Aga selline asi nagu siis ikkagi, no me rääkisime nendest negatiivsest efektidest, väga sinna me veel ei süvenenud, et no ikkagi, kas süüke asi nagu see pornosõltuvus ikkagi, see on ju tõenäoliselt teema. Ja kust maalt nüüd meie vaatajad praegu seda vaatavad, kust maalt nemad teavad, et neil on siis nüüd see sõltuvus, nagu, mis see piir seal on, nagu, mis sa ütled? Tead, kui sul juba tekib siuke küsimus, et kas sa vaatad liiga palju, siis tõenäoliselt sa oled kas sinna teel või sa juba oled seal, selles mõttes. Üks asi on see, et kuidas sa nagu ise nagu, ütleme niimoodi vaimsed, ma ei tea, spirituaalselt kuidagi suhtud sellesse. Teine asi on see, kui sul on juba mingid nagu tagajärjed ka, ehk siis noh, ma võin sellesse rohkem nagu laskuda hiljem, aga no näiteks mingi libidolangus ja mingid erektsioonihäired või siis mingi depressiivsed episoodid, et selles mõttes. Et mehed kestavad vähem sellepärast, et nad vaatavad siis erootilist sisu. Võid niimoodi ka öelda, jah? Ja, on küll, jah. On nagu täiesti korrelatsioonis see asi küll. Miks see nii on? Sest et sa saad selle dopamiini laksu nii kergesti ja nii kiiresti, et päriselus sa isegi, vabandust, aga sa ei viitsi isegi pingutada, sest et tegelikult selleks, et sul nagu see seksuaalvahekord toimuks, sa ikkagi pead natuke vaeva nägema selles mõttes. Aga versus, kui sul on see, et läpaka või telefoni lahti, eks ole, toksid sisse, no ma ei tea, 15 minuti pärast on asi tehtud, vaata. Minu arust see keskmine, me tegime siin enda saates ka aasta lõpu kokkuvõttest, võtsime mingit selle aasta statistikat, mis seal Pornhubist nagu tuli ja siis keskmine vaataja pikkus seal oli mingi 8 minutit ja mingi 40 sekundit, midagi sükest nagu. Vaata enne sa mainisid see USA uuring, et hiljem kaotatakse süütus, see on täpselt sama põhjus. Sa saad nii lihtsalt 3 nuppu vajutusega selle dopamini kätte tehtud sulle. Ja et sul ei ole vaja seda suurt hustle'it, et minna teitima ja kaob sul ära see päriselus romantiline pool esiteks võib-olla, sest sa otsid kuidagi Pornhubis, sa leiad võib-olla selle täiusliku, mida sa soovid päriselus, sa ei leia igalt poolt seda. Sul kaob ära võib-olla see julgus minna naisega suhtlema, sest seal peab vaeva nägema, sul on lihtsam võtta tšuku, laga. et kindlasti jah, seal on ka muidugi vaata 2 erinevat asja, üks on porno ja teine on masturbeerimine. Et aga kui palju sa arvad, et vaatab, et inimesi sisuta? Rohkem on kindlasti seda, et masturbeeritakse ilma pornota. Sest vastupidi. Arvad, et rohkem niimoodi või? Nagu rohkem versus. Ma arvan, et pigem küll. Arvad, jah? Ma arvan küll.
sa tead uuringute põhjal teistpidi? Ei, ma ei oska sulle välja tuua niimoodi, sest seal nagu, ma ei usu, et sihukest asja mis su see point oli praegu, et vaadatakse ilma vaatamiseta nagu masturbeeritakse rohkem kui vaatamisega või? Ei, seda ta kindlasti ei mitte seda, vaid seda, et ilma vaatamiseta masturbeeritakse rohkem kui seda, et vaadatakse ja ei masturbeerita. Mina sain ka aru nii, nagu sa said aru. Vabandust, jah. Okei, nüüd ma sain aru. Ehk siis, jah, üks asi võib olla see, mis sa Pornhubist näed, see perfektsus, lihtsus, mis iganes seal võivad vaimsed asjad kaasa tulla ja teine on masturbeerimine, et kui sa võib-olla teed ilma pornograafia vaatamisega seda, et stressist vabaks saada, mis need muud põhjused võivad olla, miks siis rahuldada ennast, siis kaks eri asja. Sa ütlesid, vaata need põhjuseid, tegelikult need põhjuseid, üks uuring näitas, et need erinevaid põhjuseid, miks üldse pornograafilist sisu tarbida on 78, nagu täiesti nagu erinevaid, aga need kõik lähevad nagu 4 kategooriasse, üks on nagu eneserahuldus, üks on nagu see, et see on siuke nagu sotsiaalne nagu, mitte staatuse isegi asi, aga lihtsalt see, et sõbrad näiteks vaatavad, et selline natuke nagu sotsiaalne surve. Kõik teised teevad seda selles mõttes. Sõpradega vaatamine, see tundub küll ikka. Ei, sõprade surve lihtsalt. No, et sõbrad ütlevad sulle, et nemad vaatavad ja siis see sellepärast. Mul sükest kogemust on. Nii see sõpradega vaatamine. Täna saame kokku minuga, paneme porri. Sellepärast me siia tulimegi. Tinderi swipe'imise asal. Lükkame siis ekraanile. Ei, ja kui siis ma arvan, kui siis võib-olla need lapsed on need, kes nagu mingi koos mingi, sest neil ei ole veel, ma arvan, seda mingit erutust ju sellest, aga nad lihtsalt vaatavad, et see on nagu mingi keelatud põnev asi, eks ole. Sorry, segasin. Jah, nii, siis oli nagu emotsionaalne toimetuleku strateegia, eks siis ongi, kui sul on selline nagu, sa ei tule oma emotsioonidega toime, eks ole, sa oledki nagu, ütleme tüüpiline siuke üksik poissmees, kellel täiesti ei lähegi nagu päris elus naistega väga hästi. Ja siis sa kasutadki seda nagu pornograafia vaatamist nagu toimetulekuna sellest. Et sa selle dopamiini laksu saad ikka kätte, eks ole, rahulduse saad ikka kätte, korraks on sul nagu parem olla ja siis see jääbki sinna nõia ringi, et sul on nagu pärast seda jälle halb olla, aga siis selleks, et seda uuesti saada, sa vaatad uuesti ja siis sa jäädki sinna. Ja sellega sellest kiirelt veel, enne kui sa mõtled seda viimast, siis mul on ka ikka olnud neid sõpru, kes ikka mingi hetk ütlevad mulle, et tead, nagu, et ma vaatangi nagu mingi 3 korda päevas vaatan seda porri, eks ole. Rookie numbers. You gotta pump those up. 3 korda päevas, see tundub ikka nagu... Ei, no aga muidugi... 3 on sinu jaoks palju või? Ei, noh, mis need numbrid 3 on vähe või? Ei, lihtsalt... Mis need suuremad numbrid siis on? Ei, no mul oli üks sõber... Ma ei mäleta, kurat, kas see oli nagu enne, kui ma seda lõputööd alustasin või pärast, aga oligi see, et ma nagu rääkisin ka sellest teemast. Ja siis tal oli, et kui nagu tal väga nagu kehv periood oli, et siis ta vaatas kuni 16-17 korda päevas. Okei, 16 korda päevas, see on nagu non-stop põhimõtteliselt. See on mingi 2 kuu number umbes. See on ikka väga rets. Kui sa ütlesid mulle 3, siis mõtlesin, no... 3 on juba 3 tundub palju, jah. Ma nägin veel viimaste uuringute põhjal, mis tulid välja, siis seesama seksoloog tõi välja, et eestlaste tarbimine, porno tarbimine kasvas aastaga 35% eelmise aastaga põhimõtteliselt nagu. 35% vaadati nagu rohkem. Kas nagu eelmise versus üle-eelmise? Jah, põhimõtteliselt. No jah, 2024 versus 2023 siis, eks ole. Et 35% nagu tõusis, mis on ikka päris sõge. Ja no kuidas seda nagu tõlgendada, millest see tuleneb? Võib-olla ongi see, et meil nii palju on maailmas nagu halba ja sõda ja ma ei tea, majandus läheb nagu hullemaks, et kas see siis tuleneb nagu sellest. Aga jaa, lihtsalt siuke põnev statistiline fakt veel siia. Oleks koroonaga võib-olla eeldanud, et see nagu statistika sealt tuleb, aga et eelmine aasta tõusis, ja ei 100%. Siis 3-kordistus. No näiteks, ja see sama uuring, mis ma mainisin, see 2017 siis Pornhubi, see eestlaste statistika näiteks keskmine külastus oli ka 9 minutit, 26 sekundit näiteks. Jah. Aga fun fact'e teile veel, pakkuge, mis päev on kõige populaarsem, mis päev ja mis kella ajavahemik on kõige populaarsem nii-öelda vaatamiseks. Esmaspäeval 4-5. Esmaspäev on suht kindlalt, ma arvan, jah. 5 oleks alles tööl, äkki... Ongi 4-5, jumal. Mis kes lõunapaus on? Jah, kiire. Ma olen ka esmaspäeva õhtu äkki või? Jah, pakkus ka. Pühapäev kella 10-11 vahel. Õhtule.
Nojah, töönädal hakkab, siis peab ruttu kergeks. Aga mis päeval kõige vähem? No see on loogiline. Reedel probabli, jah? Reede, jah. Jah. No reedel on vaata muid asju. Vaata, see ongi täpselt nii, eks ole, et reedel lähed suurte ootustega, eks ole, nädalavahetusel vastu. Et maailma muutvad asjad hakkavad toimuma, aga siis pühapäeval oled ikka, eks ole, käed pihus, literally. Ja eks ole. Jah, oota, aga sulle, kas 4 oli veel puudu või? Su on ju enne eelmisest loetelust. Oli küll, jah. Oota, ma mõtlen korra. Emotsionaalne toimetulek, eneserahuldus, õppimine, just. Õppimiseni ma tahtsin jõuda, et tahetakse nagu õppida sealt midagi. Aga no see ei ole õige koht, kus õppida, ausalt öeldes. Võib-olla kunagi oli, ma ütlen ausalt, võib-olla kunagi tõesti minu arust see on just vastupidi. Minu arust kunagi selles mõttes, kunagi oli rohkem seda ülipalju nagu süke toodetud ja kõik nagu näitlejaid täis ja nii-öelda seda suurt nagu tööstust oli rohkem. Minu arust tänapäeval see trend on pigem just rohkem see, et on palju nagu nii-öelda neid koduvideoid nii-öelda, eks ole, et inimesed nagu teevad nagu päris kontekstis seda, vähemalt mulle tundub nii, et pigem seda nagu mingid toodetud ja fake nagu asja, minu arust see nagu läheb just pigem nagu trendist praegu välja ja rohkem teemas on just see nii-öelda, ma ei tea, päris seks ja ei nagu jaa, nagu ongi mingi paarid ise filmivad, eks ole, võib-olla see on selle OnlyFansi tõusuga ka, eks ole. Ma just tahtsin selle tuua, et see tuli sisse ja raha hakkas voolama, siis kõik hakkasid keppima kaamera ees. Jah, võib-olla tõesti, eks ole. Ei no mingi, ütleme, korrelatsioon seal kindlasti on. Ja. Aga me pole veel rääkinud, et noh, me teame, et mehed vaatavad palju pornot ja kindlasti kõvasti nagu rohkem kui naised ja ütleme, kindlasti on ka see porno meestele rohkem suunatud, eks ole. Aga naised ja porno, see tundub mulle, et seal on nagu, et naiste jaoks see teema on kuidagi kindlasti rohkem nagu tabuteema kui meeste jaoks. Meestel on nagu suht nagu chill sellest, räägivad vabamalt nagu. Miks see on? Kuidas naistel on? Teie oskate äkki anda mingit perspektiivi selle asjas? Ei tea, kas ta väga tabu oleks, et ma vähemalt nagu, jah, mitte, et ma räägiks väga oma sõpradega, et sõbrannadega siis, et kui palju sa pornot vaatad, aga eks ta vahel tuleb ikka teemaks. Aga ma lihtsalt arvan, et see nagu sisu, mida me tarbime, on lihtsalt nii teistsugune, et näiteks kui mina pornot vaatan, siis minu jaoks on väga oluline seal, et seal on nagu seda päris intiimsust, et seal on seda suudlemist, et seal on seda paitamist ja kallistamist, et see ei ole lihtsalt see, et lükkame sisse ja asi on tehtud. Et see on võib-olla lihtsalt nagu see tarbimise pool on lihtsalt nii erinev, aga kokkuvõttes, et ma ei arva, et oleks tabuu teema, lihtsalt võib-olla need tšikad, vähemalt kellega mina suhten, ei tarbi seda lihtsalt nii palju, et kas nad on juba suhtes ja ei ole vaja või lihtsalt, ma ei tea nagu üldse, kas mu sõbrannad oleks kunagi nagu mingi pornosõltuvuses olnud või võib-olla nad tõesti ei rääkinud, võib-olla see tõesti oli tabuu. Aga ma mõtlengi, et äkki lihtsalt nagu nad minu arust on küll seda, et nad nagu julgevad tunnistada seda vähem, sest see nagu tundub miskipärast neile nagu, ma ei tea, imelik või nad ei julge nagu rääkida sellest, kuigi nagu vaadatakse. Parima sõbrantsiga või kõige lähedastemata sõpradega ikka, no mina olen ka rääkinud, mida ma vaatan, millal ma vaatan, palju ma vaatan, nemad on rääkinud mulle täpselt sama sisu, et võib-olla lihtsalt oleneb, kui lähedased. Võib-olla need siis, et meile kuttidele ei julge tunnistada seda? Mina arvan, et meil ei ole aega lihtsalt. Jah, paremat ka teha. Sest et mitte kuidagi, ma lihtsalt on nagu anatoomia füsioloogia ka siia sisse, et teil selleks nii-öelda käima minekuks, ütleme niimoodi, kulub palju vähem aega kui selles mõttes naisel. Ja naistel on nagu teised nagu asjad, mida nad peavad oluliseks, ongi näiteks see, et mingi keskkond oleks, ma ei tea, vaikne ja ma ei tea, pime, mis iganes privaatsus. Ja mul on lihtsalt tunne, et kuidagi meeste jaoks on see kuidagi lihtsam ja nagu kiirem protsess selles mõttes. Jah, et võib-olla ei vaata seda pornot nagu selle eesmärgiga, et vaatame käppe siin kuskil ära ja nagu saame asjaga ühele poole, vaid see on ikkagi nagu... Püha. Porno on püha. Et ta jah, on ikkagi nagu veits nagu sügavam asi, kui lihtsalt see, et vaatame korra nagu ära ja las ta olla. Et sa ikkagi teed endale mingi meeleolu sinna. Aga ma olen ka nõus Sidniga, et nagu naistele suunatud sisu on nagu nii vähe, võrreldes sellega, mis see peavoolu nagu meedia nagu näitab. Ja ongi see, et
mul on ka olnud olukordi, kus ma tahaks nagu midagi vaadata ja scrollin ja no ma ei leia mitte midagi, mis mind nagu kõnetakski natukenegi. Kirjutad sinna küll kissing, hugging, real relationship ja ikka ei ole mitte midagi. Et lihtsalt teie jaoks pole seda õiget sisu, siis on küsimus. Tegelikult on mingisugune veebileht, mida mingid YouTuberid vot just see veebileht. Rääkige meie kuulajatele ka kindlasti, neid huvitab. Belessa.com on selline nagu naistele suunatud. +18 +18 Only. Yeah. On siis, minu arust seal ongi kõik tegijad on ka nagu naised, ehk siis ongi nagu naiste poolt toodetud, ehk siis nagu feminine point of view. Ja naistele suunatud. Just. Mina tean ka seda Belesat, minust teevad väga toredat sisu. No mina kuulsin eestat korda. Täna saad siis minna koju vaadata. Ja. Nad teevadki, nad lähenevad kuidagi inimlikumalt nagu, eks ole. Ja, võib-olla me lihtsalt naistena soovimegi inimlikku pornot. Bare minimum at this point. Ja ma ei tea, austus mehena, mina soovin ka seda, nagu ma ei viitsi üldse vaadata seda mingit nagu fake mingi näitajatega, nagu see üldse ei huvita ausalt öeldes, et pigem ongi see, ma ei tea, päris sisu nagu, mis tõmbab või? Hea küsimus ka see. Miks ja kas te teate Eesti pornotööstusest midagi või? Mitte eriti. Ma tean ainult seda Husfjalli. Husfjall? Kas ta on eestlane või? Ta on vist Eesti Armeenia, kui ma ei eks midagi sellist igal juhul. See on mingi naine või? Mees või? Naine, ta oli Twitteris hästi kuulus ja ta liikus igast chatides ringi, nii-öelda jagati tema profiili, pilte, videod, mis iganes. Aga seda juba kuidas ma ütlen, ta ei saanud legaalselt seda filmida, kuna siis oli, kui ta oli vist 16-17 veel. Ehk siis, kui ta sai nüüd 18, siis ta vist läks kohe porna, enne seda ta pani Twitterisse või midagi, aga minust oli alaealine. Nii et suht niuke räpane teema, aga ta on ainuke. Et peaksime, Eesti puhul prolli see teema on lihtsalt see, et ei ole turgu, eks ole. Sest ikka suht palju selle maailmakaardi peale, Pornhubi statistika peale, maailmakaardi peale, siis riigid ikkagi otsivad enim enda, või mitte kõik, aga ikkagi väga paljud riigid otsivad kõige rohkem enda riigi siis porri, eks ole. Kas on mingite Eesti selliste mingi search wordide või mida kõige rohkem eestlased Pornhubis otsivad, uurisid seda ka või? Populaarseim otsingusõna on eestlane. Ongi nii või? Populaarsem otsingusõna on eestlane, aga see, mida nad lõpuks vaatavad, sest et nad ju ei leia sisu. On anaal. Anaal, lesbian, milf on alati nagu top 3, nad iga aastaga on veits vahetuvad. Selle anaali oli meil eelmine saade ka vaata. Ja oligi 2024 oma oligi anaal Eestis kõige vaadatum kategooria vist. No jällegi, ja mis ma nagu aru saan ka, et see nagu käib popkultuuriga nagu nii kaasas, et näiteks mingi top 10 kategoorias me olime vahepeal mingi Fortnite või mingid või siuksed asju või mingi Overwatch on vist ka mingi mäng või? See oli minu search lihtsalt. Ma ei mäleta, kas see oli mingi Pornhubis otsitakse Fortnite. Ühesõnaga, see käib popkultuuriga kaasas, mis praegu on nagu populaarne, seda nagu vaadatakse, seda sisu nagu toodetakse ka. Ja, ma vaatasin ka midagi, et kohe kui oli Pariisi olümpia, siis oli mingi statistika oli, et otsiti kohe nagu mingi athlete, mingi japa, eks ole. Eesti siis otsib võrreldes teiste riikidega mingi 400% rohkem siis ka Russian. Aga jällegi see on 2017 aasta statistika. Lätlase ei vaadata, eks? Seal ei olnud välja toodud, aga... Miks lätlasi? Ma mõtlesin naabri et soomlasi ka siis. Finnish woman. Ei, venelasi otsitakse ja mis minu jaoks oli veits nagu šokeeriv fakt oli, see on siis üldine maailmakasutus, oli see, et alates Ukraina sõjast siis see nagu sõjateema on ka veits nagu sinna otsingusõnasse tulnud. Sõjateema, jah. Sõjateemaline porn. Soldier roleplay ja mingit siukest asja. Samas kui nad sõdurit vaataks küll. Eesti nendest pornstaaridest, mis ma guugeldasin, olidki mingi Sola on üks, eks ole. Ja Sola on vist see kõige popim ka. Vist küll, ma arvan eestlastest ja kuigi ta tegelikult siis on ikkagi räägib vene keeles või tõenäoliselt siis mingi vene rahvusest, eks ole, ja siis Luxury Girl on ka, kes on Eestis.
Eestis mingi hetk vähemalt elanud. Nii et Eestist tulnud, aga ükski neist ei ole ka üks eestlane. Ühtegi nagu suurt Eesti nagu pornstaari polegi nagu olnud. Aga ma arvan, et ei tule ka. Tõenäoliselt, jah. Samas. Ma ei usu, et tuleb. Ainuke, keda ma tean, aga võib-olla see oli ka vanuses, vaata, olime 16 ja see oli nii lõbus see teema, oli Mari Mumm. Mari Mumm? Jaa, oli mingi niuke pihv. Aga ta oli siis, kui me olime noored, nendest kellukestest ja nendest ma ei tea midagi, kes sa ütsid praegu. Kellukest? Ta teab ainult Mari Mumm. Ja üks on tänapäeva see, ma võin ka näidata, kes on tänapäeva meil Eesti... Kas on see TikToker või? Ma nime ei tea, aga ta ikka mul tuleb ette ja siis ma vahepeal vaatan tõsta. Ma ei tea, miks, aga iga kord, kui ma teen neid TikToki live, siis ma lähen nii kiima nende lõpuks nagu... Ma literally just lõpetasin live ja nagu... Mu püksikud täiesti läbi värjad. Snail trail. Jah. Tema laivid mul ikka vahepeal ette tulevad ja siis ma ikka vaatan neid, ma jään vaatama lihtsalt sellepärast, et ta on nii nagu, mulle meeldib, kuidas ta on nii enesekindel, ta saadab perse inimesi vabalt, mulle meeldib üldse, kui inimesed on nagu agressiivsed laivides ja lähevad närvi kergelt ja sellepärast ma vaatan, et ta on, aga ma ei ole avastanud ta OnlyFansi vist teeb, on ju? Ta teeb OnlyFansi ja ta mingeid porrivideoid tegi ka ühe mu kunagise sõbraga koos. Ja ta on suhtes ja teeb sellega temaga koos. Jah, ma ei tea, kas nad enam on, aga igatahes nad tegid mingeid videoid ka, nii et ikkagi üks uuema ajastu Eesti tõusvaid pornostaare, eks ole. No ikkagi väga äge, eks ole. Ega mis ta nimi oli? Ärme promo teda elu sees. Tahaks lugeda. Loola. Kas see on mingi... General Loola ja siis ta mingis videos ütles, et ta isa on keegi kaitseväe mingi... Daddy issues full. Kaitseväe boss ja mingi midagi something. Kuulge, ärme anna hinnanguid. Me ei anna üldse hinnanguid. See on äge, et keegi vähemalt Eesti pornotööstust hoiab ikkagi nagu elus, eks ole. Et... Ja kui eestlased otsivad eestlast, jumal, sellel on plekki küll, aga ju. Jah. Ja vähemalt ta nagu oonib seda täiega, eks ole, mis on nagu väga õige. Võib-olla veel räägiksid, guugeldasin mingid pornoga seotud nagu müüdid, eks ole. Pornomüüdid, mis on tulnud pornost ja seksist. Mehed tahavad seksi rohkem kui naised, debunkime või ei? Siia tulles, kui nagu sa rääkisid, mis need teemad on, siis üks asi, mida ma nagu mõtlesin, oli see, et me just nagu meeste nagu elu eesmärk on ainult seksida. Meist kõik on nagu lihtsalt seks. Ja võib-olla see tuleneb ka sellest, et ma lihtsalt vaatasin Game of Thrones alles hiljuti ja seal nad muud ei teegi. Aga sa rääkisid selle oma ürginstinktiide asja ära ja siis ma ei mingi, ma ei tõstata seda teemaks rohkem, sest et ma sain oma vastuse põhimõtteliselt. Nii et, aga ma ütleks lihtsalt puhtalt sellepärast, et see on nagu, sa räägid ka, nagu sa rääkisid ka, et see on lihtsalt, no sa tahadki lihtsalt seemet igale poole laiali saada. Ei no mitte mina isiklikult ei no, saa nagu kui meesterahvas. Jaa, täpselt, et see on nagu see on see evolutsiooniline tung meie sees, eks ole. Ja küsimus ongi selles, kas me suudame enda mõistusega nagu kontrollida seda nii-öelda, eks ole. Täiesti oleneb, ma saan kohe vastu väita reaalse elu näitel, aga ma ei hakka lähemale sellele minema. No mis asja, sa ei saa öelda, et sa saad kohe näite tuua ja see toosu näidet. Naisel oli palju rohkem tungi ja soovis kogu aeg seksida kui mehed. Kindlasti on väga individuaalselt vastan kindlasti, aga kui üldisemalt mõelda. Üldiselt kindlasti, aga see väide oli lihtsalt selline, mis viis mu sinna võib-olla vastu väiteni. Ei no eks individuaalselt on ikka olnud erinevaid ei kindlasti, erand kinnitab reeglid selles mõttes. Ja mina arvan, et ma olen nõus sellega, et meeste nagu mindset on kindlasti rohkem see, et jõuaks nagu voodisse ja naistel on, et pigem mulle tundub, et ikkagi otsitakse midagi sügavamat ja meestel on võib-olla midagi pealiskaudsemat nii-öelda, eks ole, noh. Nicole ja sinu hinnang? Ei, ma olen sinuga nõus. Ma arvan, et meestel on rohkem pealehakkamist esiteks, teiseks, nagu me juba rääkisime, rohkem võimalusi ka selles mõttes laskuda sellistesse teemadesse ikkagi, sest et ärme unusta, et naistel on ikkagi oht, eks ole, rasestuda ka.
et see Ja. natuke hoiab Muidugi. tagasi, ma arvan, nagu riskantsest käitumisest selles mõttes. Et ma olen nõus selle väitega. Ma arvan, et kindlasti sõltub nagu paarist, sõltub nagu inimestest, aga ma arvan, et on rohkem mehi, kes rohkem tahavad kui naised. Kiire küsimus Nikaulile, kuna sina tead sellest teemast. Ma olen kuulnud niukest nii-öelda tagaajamise roll. Enne mehel peale seksi hakkab naisel tagaajamine pihta. Kas see vastab tõele või? Ütle uuesti nüüd. Et enne seksi on mehel, see ajab naist taga. Ja. Aga kui nad esimest korda on vahe korras olnud, siis läheb vastupidi või? Ma olen kuulnud niukest mitte fakti, aga niukest ütlust, kas see vastab tõele. Ma arvan küll, sest et kui sa puhtad näiteks hormoonidest ja nagu sellest vaimsest poolest nagu lähtud, siis ongi see, et naistel tekib see kiindumus pärast, eks ole, seda vahekorda. Et siis nagu ma arvan jah, et korraks võib-olla need rollid võivadki nagu muutuda selles mõttes, sest et jah, aga... Selle pealt võib olla ka mu eelmine näide, et naine oli hullem. Mitte hullem selles mõttes, aga lihtsalt tahtis palju rohkem. Jah, sest mina olen ka kuulnud, et siis vahekorra siis ajal või peale seda nagu, et naistel mingid hormoonid reliisivad something ja siis, et see tekitab neis nagu sükest kiindumustunnet võib-olla, eks ole, ja meestel on, eks ole, selle kohta on isegi nimetus, eks ole, et post-nut clarity, eks ole. Räägi sellest palun, sest ma olen küsinud, aga ma ei ole nagu vastust saanud. Mis see nagu täpsemalt on? Kas sul nagu tekib tülgastus selle naise vastu või? Kas sul korraks Sander, tahad selle enda peale võtta? Ei, ma võin, aga ma mõtlen, kuidas sõnadesse panna. See ei ole... See on nagu, ma ei tea, see veits tunne on nagu... Et mis sa just tegid või? Ja, et ega ma jumala eest ära ei kasutanud teda, kas ma tegin kõik õigesti. Mingid niuksed väiksed, ma ei tea... Ja see oli väga ilusti öeldud, ma arvan nüüd. Arvad sama? Lihtsalt ära kasutamine on nii tugev sõna, aga see tekib pähe, kuna vaata, miks see Chase'i muudatus, et naised hakkavad tagajama mingi aeg, ongi see, et neil peale esimest on see kindlus ja turvalisus tunne, eks ole, nad andsid enda keha sellele mehele. Siis võibki muutuda, et naine hakkab tagajama, aga peale esimest ongi see post-nut clarity, mis nagu väga huvitav, kuidas seda sõnadesse panna, aga niuke mitte vastik tunne, aga see, kas ma tegin kõik õigesti, ega ma talle haiget tein, mingid niuksed väiksed asjad. Aga sa pigem kahtled endas või sa kahtled temas? Ma arvan, et see on... Sa pigem kahtled enda nagu valikutes või nagu see, et see sama teema, mis me just rääkisime, eks ole, et mehed nagu chase'ivad rohkem ja siis on see, et kui sa lähed, kui mees on oma selle eesmärgi nagu saavutanud, eks ole, siis tal võib-olla hitib nagu mingi reaalsus, vaata, et mingi, oota, kas see oli tegelikult see, mis ma tahtsin praegu, vaata. Nagu, et kas see oli nagu nüüd õige nagu otsus või... Jah, see on väga raske sõnadesse panna, aga see on tõene asi. See on väga tõene asi, mis tekib. Teie kaks saate ju aru selles mõttes, mis see on, siis Sidniga oleme mingi. Ja seda ongi väga raske sõnadesse panna, eks ole, kaameramees Eerik võib ka öelda. Jah, Eerik, mis sina ütled? Anna ka oma 2 cents sellesse teha. Noogut, et on olemas niuke asi. Noogutas. Et jah, aga seda on raske sõnadesse, kui nüüd ChatGPT võib-olla Jaagup ja, ma just panin sisse. Nii, ChatGPT ütleb, et post-nut clarity on kõnekeelne väljend, mis viitab hetkele pärast orgasmi, kui inimese mõtlemine muutub ajutiselt selgemaks, ratsionaalsemaks ja emotsionaalselt neutraalsemaks ja see emotsionaalselt neutraalsemaks on küll õige. Et see võib avalduda mitmel viisil, mõtete selginemine, ehk siis enne orgasmi võib inimese otsustusvõime olla mõjutatud iha ja hormoonide poolt. Kurat, ta kirjeldab palju paremini kui meie. Robot, kõike paremini. Seksib ka prolli paremini. Jah, kuid pärast seda näeb ta olukorda palju kainemalt. Väga õigesti öeldud, eks ole. Muutunud emotsioonid, midagi, mis tundus enne ülitähtis või atraktiivne, võib pärast orgasmi tunduda vähem olulisem. Ja kahetsus või rahulolu. Mõnel inimesel võib tekkida rahulolu ja lõõgastustunne, teistel aga kahetsus või küsimused oma otsuste kohta. Nii et see on vist see, mis ma olen nagu kuulnud, et see nagu tõmbabki lukku ära, vaata. Jah, võib-olla tõmbab nagu lukku ära ja võib-olla just selle poolest ka, et siis sa tead, et nagu neiu siis
võib-olla otsin midagi enamat sellest, aga sina tead, et nüüd kas see nüüd oli vajalik. Aga ma arvan, et selle puhul ongi nagu tähtis see, et võib-olla siis mida selgemad mõlema osapoole jaoks on need eesmärgid ja ootused täpselt. Kas teil on peale vahekorda nii, et tahaksite kaisutada ja kõike edasi nunnutada? Või see oleneb? Vahekord on nii off see. Ei ole. Ma ei tea, ma niikuinii kaisutan kogu aeg, aga... Kas naistel ei ole sükust asja nagu post-nut clarity? Tead, mina vaidleks vastu, et isegi on. Sa ei arva või? Seleta veits. Ei no 3 karumutiga kindlasti. Kui ta seletas seda terminit, et siuke nagu kainus, emotsionaalne neutraalsus, vaata, tegelikult kui sa ennem oled kiimas, sa tahad lihtsalt voodisse jõuda ja siis tegelikult... Ma isegi ütleks kiimas, aga nagu kirglik ja nagu... Noh, sul ongi kõik emotsioonid on ju nii nagu üleval, vaata. Ja siis lõpuks, kui protsess nagu läbi saab selles mõttes, et siis sa nagu jõuad ka nagu reaalsusesse vaikselt, siis oledki nagu... Tead, ma arvan, et ma olen lihtsalt nii pikalt megatervislikus suhtes olnud, et ma isegi ei oska nagu kaasa mõelda ja tagasi mõelda sellist... Ma lihtsalt expose ennast praegu. Nii, vaatame, meil jääd müüdid siin pooleli. Võiks vaadata, mis siin edasi tuleb. Teine müüt on süke, et mehed, kes vaatavad palju pornot, ei ole tegelikult huvitatud päris seksist. Nõus. Vaata, defineeri palju. 16. Jah, 16 korda päevas. No see on natuke tõesti, see isegi ei ole palju. 3 on juba palju päevas. Aga vaata, kui me räägime post-nut clarity'st, siis ma arvan, et post-nut clarity on peale porri ka, vaata. Jah, ei, absoluutselt. Et samamoodi, et kas see oli nüüd vajalik, eks ole. Et aga jaa, ma arvan, mina olen ka sellega nõus, kui sa saad kõik oma rahulduse sealt internetist nagu kätte, siis miks on, siis sul ei olegi nagu väga põhjust nagu... nii kiire dopamin, et sa ei viitsi päris elus panna seda effortit sisse ja sellega kaob iga romantiline pool. Aga see tähendab, et ei taha või? Et kui sa nagu, et see on nii palju lihtsam, aga et sa nüüd järsku ei ole huvitatudki isegi päris elus. Jah. Ma arvangi, vaata, mida rohkem seda vaatad, seda vähem motti sul ongi päris elus minna. Täpselt, minna juurde ja rääkida, kas või teha mingi... See tõenäoliselt on nii, sest see mingi... Ma ei tea, ütleme, et see... Siis eneserahuldus pakub mingit nagu reliisi, eks ole, mida sa muidu läheksid, võib-olla ongi see, sa lähed ju... otsima, sa pead inimestega suhtlema, et sinna nagu jõuda, aga kui sa saad selle nii easilt nagu vast nagu kätte, siis sul ei ole seda motti, et mis ma ikka lähen selle tšikiga rääkima, et ma just pigem olen koju, tõmban läppari lahti ja... Sellega tuleb ka see teine asi kaasa, mis on näiteks No Not November, eks ole. Ja sellega kaasneb ka see, et näiteks boksijad jätavad enne boksimist või mingi perioodi enne seda lõpetavad igasuguse seksuaalse, sest lihtsalt testosteroon tõuseb ja kuidagi see vaimne ürg on suurem siis. Ma tean ka, et see on nagu teema, eks ole, et aga kas sina nagu spetsialistina oskad selle kohta midagi kommenteerida, et... Mis siis No Not Novembri benefitid on? Jah, et kui kuu aega nagu, kas sellel on nagu mingid benefitid üldse? Tead, ei ole. 5 päeva on maksuka see nii-öelda siis aeg, kus võiks nagu jätta nagu maksimaalse vahe, sest et ongi see, et kui sa jätad liiga pika vahe, siis su sperma kvaliteet langeb ikkagi. On nii, jah? Jah, aga see on jällegi, kui see liiga palju, siis... Sperma kvaliteet, ehk siis sa... No selles, kui me räägime nüüd sellest, et nagu, et lapsi saada ikkagi, vaata, sellest aspektist. Et mehe tervisele tegelikult on tervislik ikkagi nagu mõne aja tagant nagu ejakuleerida, aga noh, kindlasti mitte nagu mitu korda päevas selles mõttes. Mis on siis umbes tervislik number, mis sa tooksid, ütleme 6? Ma ei oska sulle öelda, no tõesti, no kui sa mõtled nagu iga 5 päeva tagant, noh kindlasti võiks olla. Ehk siis 4 korda nädalas? No näiteks. 4 korda 6. No mitte päris ju, aga... Rohkem natuke. Ei, siis on ikka 6 korda vähemalt ju. Natuke rohkem iga 5 päeva. No 5 päeva on see, kui see sperma kvaliteet nagu taastub selles mõttes just, jah. Aga kui meestele see No Not November otseselt tegelikult midagi ei tee, siis kas sellel naistel on mingi mõju? Tead, ega naisi väga ei uurita selles mõttes. No klassik, mitte millestki ei uurita. Päriselt, see on nagu üks teadustööde nagu täielik miinus, et naisi lihtsalt ei tahet. Et meid ei taheta uurida, sest et meil on siuke asi nagu menstratsioonitsükkel, mis kõik uurimistööd võib nagu vussi keerata, et sa peadki siis võtma naised, kellel on, noh, ütleme niimoodi, et identne nagu tsükkel selleks, et
väidetavalt sa saaksid mingit nagu teadustööd selle põhjal teha. Näiteks kõik ravimiuuringud on ju meeste peal tehtud. On ja. Lihtsalt ravimiuuringud, selle menstruatsiooni pärast või? Ja. No näiteks mingi ehtne asi on ka mingi auto, mingi turvapadjad, aga no see on juba teemast veits eemale, aga noh, kõik uuritakse meeste peal. Ehk siis kahjuks ma ei saa sulle selles mõttes öelda. Ma arvan, et ma ei usu väga, et see nagu naise viljakust nagu peaks mõjutama, sest et need ei ole omavahel seotud, vaata. Sest et ja sperma kvaliteet on üks asi, aga naiste puhul on see nagu erutusorgan ikkagi kliitor selles mõttes. Jah. Good point. Aga jah, ma isegi tegelikult oleks pidanud kohe selle peale tulema, et muidugi ei ole ju selle kohta uuringuid tehtud. Ma alles hiljuti sain teada näiteks, et talisuplus, mida nagu ainult kiidetakse, et noh, et see on nii hea organismile. Tegelikult naistel oleks vaja üldse soojamat vett, et see nagu talisuplus teeb, ei ole naistele üldse nii suur asi ja nii nagu kasuväärne, kui räägitakse. Ja teiseks, sellel teemal lihtsalt isegi ei ole naisi uuritud. See on kõik lihtsalt meeste põhjal tehtud. Nagu, no nii lihtsad asjad on ka. No see on umbes see, et mingi, et kas naine saab rasedaks jääda, kui ta orgasmi ei saanud või? Ei, aga nagu ma ei tea neil isegi, sest et ma ju töötan ju noortega ja neil tekivadki sellised küsimused. Jah. Ja siis sa nagu saad aru, et nagu nad on täiesti harimata ja nad tulevadki sinna ja nad ei tea mitte midagi ja nad ei oska küsida ka su käest. Ja sa pead ise kuidagi vingerdama välja, nagu küsima täpselt õiget küsimusi, et nad tunneks ennast piisavalt nagu mugavalt, et sulle nagu seda infot avaldada, vaata. Ja isegi nagu kooli perspektiivist, mina käisin Soomes koolis ja Soomes nagu, ma ei tea täpselt, kuidas Eestis on seksuaalõpe ja kuidas sellega on, aga nii kaua, kui ma käisin Eestis koolis, siis ei olnud mitte midagi ja kui ma Soome kooli läksin, siis nagu no me ikka panime banaani otsa kondoomi ja me ikka nagu tegime ja rääkisime nendel teemadel, aga ma sain Orange is the New Black sarjast, kui ma olin nagu liiga vana, et siukseid asju õppida, teada, et naistel on all 2 auku, mitte 1. Mina arvasin, et pissi ja lapsed ja kõik tulevad samast august, sest et ma lihtsalt mitte kunagi nagu mitte keegi sellest ei räägi. Ja isegi naistele ei räägita sellest. Ja see on üldse terve see teema väga ebaaus süsteem ja väga... Ei, ma olen sellega vist küll nõus, et ega see mingi seksuaalõpetus nagu koolis oli ikka nagu nii algeline kuidagi, vähemalt minu ajal. Me käisime samas koolis selles mõttes, ma arvan, et... Ja, ei käisime küll, aga sa oled nõus või? Et see oli nagu üli halb, eks. Meil oli see, et mina mäletan ülihästi, et meil käis üks ämmaemand, kelle me ise kutsusime sinna, me maksime raha, et ta tuleks ja vastaks kõikidele meie küsimustele. Ja oligi see, me kutsusime, ta oli ühe meie klassi nagu tuttav, kutsusime ta sinna, me panime kõik anonüümselt oma küsimused kirja ja siis ta järjest nagu vastas nendele. Jumal mõistlik, aga jah, see oli enda nagu algatuslik selles mõttes, jah. Ja. Aga üldse nagu see seksiõpetus koolis ongi nagu halb, eks ole. Ja eks seda kuidagi üritakse, ma loodan vast nagu reformida ka, eks ole, et see läheks nagu paremaks. Aga ma ikka endal ka mäletan, et see oli ikka üli nagu algeline, tegelikult ega see midagi kasulikku seal ei saanud. Õnneks meil tänapäeval ongi Google ja tegelikult selles mõttes ka meil ongi need websaidid ka, eks ole, kus me saamegi võib-olla siis sellepärast võib-olla minnaksegi ja otsitakse, et actually aru saada, mis see nagu teema on, kuigi sa võib-olla ei saa sealt nendelt porrisaitidelt, sa ei saa seda ju kõige muidugi paremat infot või aru saama sellest, mis see seks tegelikult on, aga see on suht nagu koolis ju seda ei näidata, koolis näidataksegi sulle, et tea, sul on need süüksed on need organid ja süüke on see banaan ja on see kondoom ja nagu pigem joonistasime sinna igast asju nende inimõpetuse õpikute sisse, kui õppisime ise nii, et aga ega see õpetus ka väga tugev ei olnud võib-olla, jah. Sest siin on ikkagi spetsialisti vaja, sa ei saa, et inimese õpetuse õpetaja räägib sulle. No tegelikult see ei ole ju midagi nii keerulist ka või nagu, ma ei tea, tunduks ju, et lihtsalt seksist rääkida nagu ausalt ja avatult. Aga miks siis seda ei teha? Miks siis nagu ma arvan, et inimese õpetaja on sama tark kui meie, tal ei ole ju mingit ämmaemanda põhja all. Ta ei oska detailidesse minna. Kas sul ei olegi ämmaemanda põhja võib-olla selleks vaja, et lihtsalt rääkida ausalt ja otse, et mis see seks on ju? Jaa, aga vaata, no mul on näiteks see, et ma ju töötan sükses vallas, mul on see, et mul on täiesti suva, ma võin täiesti võõra inimesega sellest ka rääkida, aga no inimese õpetaja võib-olla ta ei olegi harjunud, ta nagu peamised teemad on mingid muud ja siis tuleb jälle see, eks ole, 6 aastas, kus peab sellest rääkima ja siis on see, et nad ei kuula sind, siis nad itsitavad seal tagapingis ja mis iganes, vaata. Et me tegelikult ka oma uurimistöös seal nagu arutlesime lõpus, et ma tegelikult isegi nüüd ütleks teistmoodi, et kui ma enne ütlesime, et jah, et koolides võiks nagu paremini rääkida, mina arvan, et lapsevanemad võiks.
ja see on ka fair, esiteks, teha selle esimese vestluse lapsega ja kindlasti varem, kui nad arvavad, et see on vajalik. Aga teiega vanemad rääkisid seksist või? Pole kunagi. Pole kunagi rääkinud ja pigem nagu täiesti. Mulle lükati mingi raamat, et näe, loe. Raamat, jah. Pole sellist käsja. Toe seksist. Ja, aga see oligi siuke, või siis ma ei mäleta, mis see story täpselt oli, et kas ma läksin poodi ja ma nägin seda raamatut ja ma ütlesin, et näe, issi osta, vaata. Või siis mulle nagu osteti ja sokutati see, aga no seal tõesti oli nagu, nagu tõesti nagu joonistused organitest ja kuidas lapsed tulevad ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis ma nagu, mul on nagu siuke mälestus sellest. Aga mis vanus siis peaks olema, millal lapsevanemad hakkavad enda lapsele? Tead, mina arvan, et see esimene vestlus võiks olla nagu siuke 8-9-10 isegi. Toho. No kui nii mõelda, et lapsed 5. klassi 11 aastased õpilased vaatavad juba porri, siis nagu küll, eks ole. No ja ajad ka muutuvad. Ja vaata, see ei ole mina küll legode kõrvale ei tahaks kuulda mingit vagiina juttu lapsena. Võetakse legode eest ära ja istutatakse maha. Ei ole nõus. Tahan legodega mängida. Kui sa vähemalt istutad selle lapse maha, nagu alustad seda vestlust, okei, teda ei huvita see, aga vähemalt ta teab, et sinu poole saab selle jutuga pöörduda, kui tal endal küsimused tekivad ja see vestlus ei tähenda seda, et sa ühe korra räägid ja kõik rohkem elus ei puuduta seda. Need vestlused võiks kas või nagu iga aasta korra olla, aga lihtsalt see, et ma ei arva ka, et on õige õpetajatele lükata kogu see, eks ole, õpetajatele on nii palju kohustusi ja asju ja siis on see, et kasvata mu laps ka veel nagu normaalseks inimeseks ka sinna peale. See on väga hea punkt. Minu arust nagu, mis see seksoloog ütles ka, et nagu teadus näitab seda, et mida teadlikumad noored on, seda paremaid valikud nad oskavad ja saavad teha ja seda rohkem nad teavad enda piire hoida. Just. Ja et selles mõttes on igati aus point, eks ole. Järgmine müüti Jaagup. Müüdi Jaagup. Üks asi, mida me ei ole maininud ja üldse rääkinud sellest, on eetiline porno. Kas te teate, millal see nagu kvalifitseerub eetilise alla või? Eetiline porno, võt sellist väljendit ma ei ole kuulnud. Mina ka mitte. See on eetiline siis, kui sa maksad selle eest. Elus mitte. Ebaeetiline. Sa oled ebaeetiline mees, Sander. Miks ma peaks selle eest maksma, kui on tasuta võimalus? No näed, aga sa ju ei tea, kes sinna postitas selle, kas see oli kellegi loal, kas see on nagu kättemaks. Kuule, aga Pornhubis ja nii on. Ja, revenge porni kindlasti on, aga minu arust sellele Pornhubile just lennati mõned aastad tagasi peale just sellega ka, et nad peavadki konfirmima nagu ja kuidagi konfirmima, et see asi on consensual eesti keeles. Konsensuslik. Ma läksin vist rahaga kohe OnlyFansi poole ja sellepärast tuli tugev ei vastus. See ei maksa, ei ole kunagi ostnud, aga ei ole ostnud ka OnlyFansi. Käsi südamel ei ole OnlyFansi. Mina olen ostnud OnlyFansi, ma imestan. Oled või? Kelle OnlyFansi sa ostsid? Kunagi aastaid tagasi Twitteris oli üks mega hot chick, kellel oli latex fitid ainult seljas, siis ma mingi, sulle ma võin selle $10 anda küll. Ja siis ta domineeris mehi seal ja ma arust oli just bääri ja siis ma seal selle pärast ostsin. Ei, väga aus. Muidugi. Mina ei ole vist ka nagu otseselt kunagi maksnud. Aga võib-olla siis see ongi, eks ole. Ebaeetiline mees. Ühtesse ma olen teinud, mäletan kunagi sõbraga olime minu pool, mis me olime 13-14 ja siis telekas oli see kell 6 hommikul mingi kanal 6 see seksiliina, mis iganes. Mis asi? Seksiliina? Mis iganes, eks ole, et sa said ellata talle, siis istus seal diivani tal mikrofoni taga. Ja siis me sõbraga ellasime sinna. Ja no tegime mingi prank calli põhimõtteliselt, aga no sama... Seksiliin või mis selle asja nimi? Mingi seksiliin, jah. Ja siis mäletan kuu lõpus ema ütles, et Sander, et miks sul telefoni arves on mingi 18 krooni või? 18 krooni mingit seksuaalkõne. See läks kohe nagu selle kategooria. Ja siis ma ütlesin, et sulas või kardiga. Ems ütles, kui sulas annad, siis enam ei räägi sellest. Ma mäletan ka kunagi, aga see oli ainuke kord, kui ma olen maksnud mingit niukest üldse sinna poole teemat, aga ei. Ma mäletan ka kunagi, kui oli see American Pie, vaata. Mis on siis Ameerika pirukas või? Kuumpirukas, jaa.
Kuum pirukas, siis me olime poistega, me olime maraton. Ei, me olime poistega suusalaagris, eks ole, seal mingid viiestes tubades kõik laiali jaotud ja siis öösel, kui oli juba öörahu, siis me kõik koos vaatasime seda kuuma pirukat seal nagu telekast ja see oli fucking best asi üldse nagu. See oli lihtsalt, see oli keelatud ka ja siuke nagu top meelelahutus. Ei, see tuli telekast film. Ma hakkasid maksmisest rääkima, et... Meil oli ka kunagi algklassides, ma olin äkki mingi teises klassis, kui ma veel Eestis elasin ja koolis ei käinud, nagu Soome koolis, siis meil oli ka, meil mingi kooli nagu filmiõhtu oli ja siis sai hääletada, mingid nagu filmid koguti kokku, et mis kõige rohkem hääli said ja siis seal oli ka, et nagu klassvanemad poisid, olid kõik mingi Kuumpirukas 2, me vaatame seda ja mina olin üldse mingi, mis asi see film on, me vaatame Ring 2 ja me vaatame õudusfilmi, aga lõpuks ikka pandi see Kuumpirukas käima. Ja pandigi Kuumpirukas. Ja pandigi käima ja ma ei saanud oma õudusfilmi, aga mina ei vaadanud seda lihtsalt, sest ma olin... Põhimõtte pärast juba? Jah, sest nad ei näidanud sama aarat mulle. Kurjam. Mis sa mõtlesid? Ei, ma mõtlen, et mis noodil seda asja siin lõpetada? No jah, Nicole andis juba meile siin mingid soovitused, kas on Nicole veel midagi, mida peaks naine või mees vaatama siis enda seksuaalelus, millele tähelepanu pöörama mingid tähtsad faktid? Okei, väga loaded question. See tuli palju praegu. Lihtsalt, mis on need põhiviis 3 asja, mida peaks nagu selles... Põhiviis või 3 või 15 asja? 16 on sul hea number. Tead, mina arvan kõik, esiteks, kui on konsensuslik, on juba väga hästi. Kui sa tunned, tõesti nagu ma enne mainisin, kui sa juba tunned, et sul hakkab juba käest ära minema see, mis iganes, sa ei ole päris kindel, kas mingi asi on normaalne, kas midagi... Käest ära minema siis, eks ole, nagu porno vaatamine? Mis iganes näiteks, jah, tõesti mingi sisu vaatamine või mingi tervislikud mingid sümptomid või mis iganes, vaata. Et mul on siuke tunne, et mehed vaata ei käi väga arstil. Ma väga soovitan teil, kui teil on mingi probleem ikkagi pöörduda selles mõttes androloogi juurde. Sest mehed nagu tegelikult meestearsti juures nagu üldse vist ei käi, ma olen aru saanud. Ma olen nagu käinud küll, aga pigem vähe. Peaks nagu rohkem, eks ole, käima, Sander. Kas sa oled nõus? Ma ei oska teiste seisukoha pealt tuua, jah. Nõus sinuga. Jah, ja... Kuni kõikidel on ju tore, siis on ju hästi. Siis naudime? Jah. No eks see ole, vaata, sõltuvus nagu iga teine, et üleliia teed, siis on halb. Aga seksisõltuvus? Tead, selle kohta me ausalt ei uurinud, aga ma arvan, eks nad käivad käsikäes ka natuke selle pornograafia sõltuvusega ka, jah. Mis see sõna oli selle, kes on need seksisõltlased? Nymfomanid. Nymfomanid, õige hea. Nymfomanid. Tore sõna. Okei, nymfomanid, võtame siis selle episoodi siin kokku. No ja tuligi, eks ole, väga mahlane episood, ma peaks ütlema. Õpetlik. Ma tahtsin ka just öelda, et väga nagu viisakas. Ma nii kartsin, et ma tulen siia ja pannakse tanki ja mingi mitu korda päevas ja mitu korda kuus ja kõik nagu, aga väga meeldiv vestlus oli, tõesti väga õpetlik, väga suurt rolli mängisid sina selles kõiges ka, aga väga meeldiv ja ma täitsa üllatusin. Jaa, aitäh Sydney. Ja aitäh Nicole. Et tõesti, see oli vist tegelikult nüüd esimene kord, kui meil actually oli selles mõttes teemaalane spetsialist, kes oskas meile mingit insighti selle seksi osas siin anda. Ja me sooviksime tänada oma sponsoreid, Overalli, kes kogu kaameratehnika, näita näed neile nüüd seda kaameratehnikat siin ka, Erik. Kõige selle eest täna hoolitses, meil on vapustavad Canoni kaamerad siin 5R ja 6R. Fuck, R5. Erik ütles, et R5 ja R6. Aitäh, Overall. Ja Fotopointilt valgused, Peetrivitsalt pitsad, meie lõunavanš ja muidugi Coolbet, kes meie tänast episoodi toetas. Ega siin midagi. Suur aitäh, vaadake meid kindlasti ka Spotify'st, kus me nüüd lõpuks oleme. Me toodame suht haigelt contenti ka TikTokis ja Instagramis, need handle'id on siin samas.
ja kiire lõpp veel, et Nicole, kui keegi tahab teada midagi selle teema kohta lähemalt, kus sind leida võib? Siis sa võid mulle tulla Pelgulinna sünnitusmajja, noorte seksuaalnõustamine, sa võid mulle aja panna, põhimõtteliselt 1 kord nädalas ma olen kindlasti seal olemas, et aegu veel on, tule, räägime pool tundi, ma olen täiesti sinu päralt, võime arutada kõiki neid asju ja ma ei tea, kohtumiseni. Ja Sydney, kus võib Minecrafti laive vaadata? No Sydney leiab YouTube'ist, Sydney nimega, TikTokist, pange hästi palju me üksteise järgi olemas ja Instast Sydney nimega mis leiab. me? Ma tegin oma kasutaja hästi nagu mitte enda nimega, mul ei ole seal Instat ega midagi lingitud, sest ma ei tahtnud, et soomlased mind leiaks. Ja et soomlased mu nime teaksid. Miks soomlased sind leida ei tohi? Mul lihtsalt oli haruldane beef soomlastega ja siis mu ätt on nagu Bieber is my father ja mu nimi on et see on nagu kõige kaugem. Haruldane beef, mis see tähendab haruldane beef, mis ta tegid sulle? Sellest räägime järgmises episoodis. Davai, ja Sander, sinu classic like something. Jah, muidugi, minu classic like, subscribe, bell notifications, kommenteerige ja vaadake ka kindlasti lühisisu meie sotsiaalplatvormidelt TikTok, Instagram ja Facebook. Just, andke märku, mis te tänasest episoodist arvasite ja mis me ikka siin lõpus ütleme? Uute teemadeni või? Tervisliku seksini. Ja, tervisliku seksini. Peace. Woo! Davai, tule minu peale. Okei, pornograafiline sisu. No nii, keegi teine ei mõelnud.